No hei Laamad, tere tulemast kuulama, vaatama Draamalaama podcasti. Mina olen sinu saatejuht sinu kõrvades videos Sille-Kadri Simmer ehk Sillekas. Ja täna on mul imeilus, fantastiline, suurepärane moekuuru, fashion diva, parima häälega naissaatejuht, sest et kes seda unejuttudena ei tahaks kuulata, siiski Naiste jutud podcasti hääl on siin stuudios. Tere tulemast, Kristinka! No nii armas, Sille. Tead, nii kui sa alustasid, ma mõtlesin, et ma ootan kannatlikult kutset ja tulen su juurde, sellepärast, et lihtsalt sa oled nii armas. No. Sina oled väga armas ja ma tahaks natukene mikrofonile lähemale natukene. Ma tean, sa professionaal saad ammu selle aga väikse häälega ikka tead unustad ja vahid ringi. Aga no proovime. Proovime. Aga kus sa need lilled ikkagi saad? See on nagu, sul on täitsa nagu seade siin, ma ütleks, et sa oled nagu kohati ka poole kohaga florist, et väga kena on. Ei päriselt. Kapsapõld. Mul on, tegelikult selle lilledega on lugu. Ma käisin Ukrainas palju aastaid ennem seda, kui see avalik suur sõda lahvatas, ehk sest tegelikult neil oli ju lokaalne konflikt, see oli ju 2014 peale. Just. Ja see oli ja iga päev 5-20 hukkunut ja tuli rindelt ja ma käisin seal seda asja uurimas ja Ukraina tüdrukutel on selline komme, et nad kannavad pidupäeval lillepärga ja tavalisel päeval lilleõit on ju. Mitte ainult see ei ole nagu kuskil seal ma ei tea, Indoneesias ja niimoodi, see on nagu ülemaailmselt tegelikult üsna levinud. Aga meie kõige lähem on Ukraina ja sealt see hakkaski, et ma hakkasin kandma lilli ausalt selle pärast, et väljendada toetust Ukrainale ja siis ma ütlesin naljaga pooleks, et ma enne ei lõpeta, kui see sõda lõpeb. Ja nüüd on nii huvitav lugu, et ta mul nagu nii pidupäeva kui kurvastuse, kui see tähendus minu jaoks muutunud ei ole. Aga ma olen sellega lihtsalt nii ära harjunud, kuna ma käin igal pool suusareisist kuni Spaani lill peas on ju, sest sõda ju kestab. Ja see on nagu minu 3. käsi või ma ei teagi, et praegu on enamus inimesi seda taustalugu üldse ei tea. Nad arvavad, et see on Kristinka Sigatuur ja nali, aga vaata, ma olen siuke kummaline koostis naist, et mul ei ole juhuslik asju, mul on igal asjal mingi tähendus ja põhjus. Ma tean, sa oled ka oma sõprussuhetes ja ka tegelikult saatekülalistes ju ka. Keegi ei tule ju täiesti juhuslikult sinu saatesse, vaid seal on alati mingi põhjus, mingi lugu, et meie saime tuttavaks, tegelikult väga naljakas, aga läbi ühe seksistliku mehe. Ma olen väga tänulik tegelikult Mihklile selle eest, et ma sain väga toredate naistega tuttavaks iroonilisel kombel. Ja, aga seal on kõikidel, ma arvan, inimestel on intuitsioon, meestel, naistel. Intuitsioon on erineva valjusega häälega, aga kuna minu enda hääl on nii vaikne, siis ma oma intuitsiooni häält kuulen hästi ja reaalselt on jah niimoodi, et mul on kuidagi nagu ühendus, ma ei tea, kas see on nagu mingi suurem mina või mingi universumi hääl või see on nagu väga selge. Mingite inimeste puhul ma kohe nagu saan sellise sõnumi, et selle inimesega tehke midagi koos, teil on mingid asjad üheskoos ajada, et see ei ole juhuslik kohtumine ja siis ma tunnen nad ära ja siis ma võtan nad avasüli vastu ja hakkan neid natukene armastama. Isegi sinuga juhtus muide Sillekas täpselt niiviisi. Me ei tundnud sind üldse, aga sa kuidagi niimoodi puudutasid mu südant ja nüüd ongi nii. Ma ütlen, et ma arvan, et see jääbki nii, sest isegi kui ma näiteks läheks tülli, siis ma vaataksin seda mõistvalt ja naudiksin argumentatsiooni ja armastaksin edasi. Mulle meeldib, et sul on selline eeldus, et tuleb mu podcasti, me läheme kohe tülli, et selles mõttes ma küll, mulle meeldib inimesi. Mul ei ole seda eeldust, aga ma ei pane sellel ühelegi asjale, et peab olema nii või peab olema naa. Mulle meeldib tegelikult küll külaliste üle nagu natuke nalja teha, aga see kõik tuleb heast kohast, sest ma ei taha kuidagi kedagi piinlikult tundma panna või niisama roastida või nagu, et ebamugavust tekitada, aga minu arust on okei ka naelda enda üle. Selles mõttes minu jaoks on täiesti fine, ma olen igasuguse lollusi teinud, igasuguse imelikke asju öelnud, arvanud, teinud ja vahel on hea vaadata nagu tagasi ja mõelda, et okei, tead, see vist võib-olla kõige paremini õnnestunud, aga vot ei ole ka midagi hullu, et nagu hea huumoriga just. No, mina kardan, et minu huumoriga tegelikult ei ole hästi, et minu huumor on väga imelik. Ma ei usu seda. Ma olen see, kes ma naudin head nalja ja käisin su etendusel, naersin nagu mingi poolearuline seal ju. Ja ma räägin oma surnud emast seal. Ja, aga sa teed seda nii nagu heas mõttes, see must huumor võib olla väga naljakas. Ja see kuidagi nagu
lased lihtsalt lahti Jah. selle emotsiooni enda sees ja nagu mina ei saa üldse aru, miks sa peaks emotsioone kinni pakkima, aga see, mis mulle on naljakas, see väga harva on teistele, et ma nagu tohutult imetlen koomikuid ja mul on siukest, tegelikult mul on siukest täitsa siukest salaunistus, ma olen mõelnud mitu korda väga imetlevalt nende inimeste peale, kes on laval olnud ja see on asi, mida mina ise tohutult kardan, et Päriselt? mul on täiesti paanika ja ma ei julgeks nagu astuda lavale nalja tegema, sest minu nalja tegemise kogemused on sellised, et Kristinka teeb nalja, siis järgneb piinlik vaik. See on osa sellest. Mitte keegi ei naera. See on lihtsalt Eesti publik. Või siis saavad inimesed vihaseks, aga nagu see ja siis on mingi piisitillukene protsent inimesi, kes saavad minu huumorist aru ja nendega mul on nagu siuke jope staatus, et me oleme nagu mingid, me lihtsaltki naerame kogu aeg koos. Vot huumor on selline asi, et see on väga subjektiivne ja mina olen alati öelnud enda kohta, et ma ei ole nii-öelda peavoolu koomik või mainstream, minu naljad ei sobi kõigile, ei meeldi kõigile ja ei peagi, sest ma teengi neid nalju peamiselt iseendale, eks ole, sest mina arvan, et see on naljakas. Et kui teised on nõus, siis on tore, kui nad ei ole, siis noh, see on nende maitse, nende arvamus. Ja ma olen leidnud inimesed, kellele väga meeldib see, mida ma teen ja naudivad, ega ma ei tahagi esineda inimestele, kellele ma ei meeldi ja kes ei samastu või kes ei taha või neile ei sobi, onju, et ma nagu, et selles suhtes ma alati julgustan proovima, sul ei ole midagi kaotada sellest kogemusest. Ma ei tea, 2026 aasta äkki, mul pidi olema nüüd palju suuri põnevaid väljakutseid, enamus muide, ma olen teinud teoks, aga seda ei ole veel, ma vaatan nüüd, mõnes mõttes võtan, ma räägin siin kõva häälega, onju. Tegelikult ma võib-olla natuke tahaks. Mitte väga kõva häälega. Okei, vajan minu jaoks kõva häälega. Aga ma natuke võib-olla tahaks näha, mis juhtub. Ja tea, mis homme on uus päev, seega kui isegi sul ei õnnestu, keegi naera. Mul on olnud neid õhtuid. Mul on olnud palju neid kordi, kus ma olengi mõelnud, miks ma üldse teen. Tõesti mitte ükski asi laval ei toimi, ei töötan. Ja järgmine päev on uus päev ja siis vastupidi, see on hoopis mega energia. Inimesed kirjutavad mulle, saadavad tagasi, et meile asju kutsutakse, ma ei tea, firmapeole esinema, kutsutakse sünnipäevale esinema, noh. Et ma ei saa võrrelda seda enda nagu kehva etteast, see oli üks päev. See oli lihtsalt üks päev, mis ma häälega teen. Tundub, et ma nagu vist ei räägi õiget juttu, mulle hääl ei taha. Täna on hääletute saade. Ma ei ole, vaata, mul on see hommikuhääl, kui ma ei ole rääkinud terve päeva, siis mul hääl veel ärkab. Siis ikka laulame siis sellega. Mis sa tahad laulda? Ma ei tea, rong see sõitis. Rong see sõitis on? Ei, see oli nali tegelikult. Mulle meeldib laulda küll tegelikult ka. Ja ma laulan küll. Aga kuna mu register on nii madal, et siis ma saan laulda näiteks meeste partiisid ja meeste laule. Hülge hall. Mis võiks meeste, okei. Mis võiks olla hea meeste? Tagareas on pilgud kuumad. Vaat umbes niimoodi. See ongi minu tämber. Mul on hästi siuke nagu seest õõnes madal tämber. Vaat tea, mida stand-upis on minu meelest vaja? Meil on just vaja uusi hääli. See on otses mõttes, et meil on väga ühte auku. Suht sama vanad, enamasti mehed on ju üsna sarnase tausta kogemusega, et ma tahakski näha erinevas vanuses, erineva taustaga, mehi, naisi, kõiki, aga just see, et muidu vaata, kui sa oled väga sarnane teistega, siis me tehakse ka väga sarnaseid nalju, ütleme ausalt. Ja minuks on alati nii värskendav näha, et tuleb selline inimene, kellega mina üldse samastu, ma olen ju ka üsna palju reisin teinud ka välismaal koomikuid. Ma olen näinud Palestiina koomikud laval, Ukraina koomikud laval, Nigeeria, mis iganes, Djibouti ja need on inimesed, kes tulevad, neil on täiesti teistsugune taust, nad on täiesti teistsugused inimesed, aga mul on nii põnev kuulas, ma mingi vau, sa kasutavad, vaata huumor on ka ju kunst, sa saad rääkida enda lugu läbi selle, et ma just väga, kui mulle kui vahel naised ka kirjutavad, et ma tahaks, aga ma ei julge ja mis siis saab, kui mu töökaaslane näeb seda, oh my god, ma ütlesin, et aga mis siis saab? Aga tegelikult mis siis saab, midagi ei saa. See ongi õudselt imelik, et miks ma seda kardan, sellepärast, et mina olen see inimene, kes tegelikult alati teeb suu lahti, ma ei karda, kui on ebaõiglus, ma olen nagu see, kes nii-öelda tõmbab oma rinna sinna haavlisaju alla. Ma räägin välja, ma ütlen ausalt, ma ütlen otse. Kui sa mu arvamust küsid, sa pead arvestama, et sa saad täiesti sirge arvamuse, ma ei hakka seda glasuurima. Ma võin rääkida vabalt mingi 1000 inimesega laval ja pidada mingi koolitust. Mul ei ole hirmu rääkida, aga mul on hirm nalja teha. Täiesti eri asjad. Sest et, ei tea, ma arvan, et see on võib-olla on asi selles, et koomikute suhtes on erakord austus. Jah. Okei.
väga rõõm kuulda, seda ma tavaliselt ei kuule, eks ole, et pigem on ka seda arvamust hästi palju, et koomikud, noh, Eestis on stand-up hästi labane ja sa pead ropendama palju, aga tegelikult üldse ei ole ja üldse ei pea. Et mine käi vaata erinevaid show'sid, sa ei pea käima siis selle koomiku show'l, kes kogu aeg ropendab, eks ole, et ja jällegi temal on ka oma publik ja inimestele see ka meeldib, on ju, et ropendamisel ka oma koht olemas. Sest huumori meele IQ vahel on üks ühele seos. Mida kõrgem IQ, mida intelligents, kusjuures seal ei ole isegi IQ, seal on emotsionaalne intelligentsus põhiline isegi. Seda peenemaid ja selliseid tabavamaid nalju ta oskab teha. Ehk siis ongi kõige targemad inimesed, on eks nalja teevad. Ja punkt ja selle üle keegi vaidle. Okay. No selge, nii on siis, nii on. Et näiteks ühe korra mul õnnestus näha ühel show'l Sheena Fawkenit proovimas stand-upi. Ja Sheena Fawken ei tee sellist stand-upi, nagu mina mõtleks, et ta teeb, sest et ta läheb lavale, ta on oma ju, noh, me teame kõik, kes ta on. Ja kuidas ta rääkis, see ei ole jah klassikaline, et okei, set-up ja punchline ja see ei ole päris see, aga see ei peagi olema, sest et tal on nii oma unikaalne hääl ja see nii hästi toimis ja minust oli see nii äge ja nii värskendav näha, et kuule, kui Sheena Fawken sinu riided kommenteerib ja meestele puid alla paneb, et nad ei oska riietada, see on nagu juba ma nagu vau, et see on nii lahe, et ma ei ole näinud midagi sellist, et ma mõtlen, et mis võiks sinu see nii-öelda konks olla? Seda ei tea, Šenka on kindlasti moekommentaatorina ma ütlen, kõige koomilisem moeekspert, kes saab olla 100%. Heas mõttes ja kusjuures see tüpaaž on rahvusvaheliselt igal pool maailmas on olemas ja väga tore, et meil on Šenka, kes viskab seda kõrbedat nalja. Ja see on nii värskendav minu ajaks. Aga ma ei tea, minu tüpaaž, ma nüüd päris ausalt ütlen, ma olen oma natuurilt sõdalane hoopis. Ma olen siuke, kes, ma väga hästi mäletan, kui ma olin päris väike, ja oli see legend maratonist, kes tõi võidu sõnumi kohale. Ja see hull, ja kõik arvasid, et miks ta nii hull, miks ta siis vahepeal ei joonud ja miks ta siis vahepeal ei peatunud, aga vot mina saan aru. Mina olen täpselt sama, kui vaja, ma viin selle sõnumi kohale. Ja kui vaja, siis ma toon ära, kui vaja, siis ma panen oma elu kaalule, päästan teised ära. Ma olen loomult selline. Ja mulle meeldib olla selline, ma olen pealt näha hästi siuke mahe ja nunnu, ja mulle meeldib, et see jõud on kergelt nagu peidus, et ei ole vaja iga kell näidata. Ja. Ma arvan, et see toimiks laval päris hästi, kui sa lähed, sa oled siuke lillake, sa oled iluste meik ja kõik, sa oled nii soe, nii armas ja siis sa ütled midagi tabavat või teravat või kriitilist, mida ei ootaks sinust, oh vau, sa ütlesid seda ja siis selles olekski võib-olla see huumor, et ma lihtsalt, ma managerina nüüd vaatan kõrvalt, ma panen, et mulle meeldib vaadata inimesi selle pilguga, et mis on nende potentsiaal või kes nemad võiksid olla, mis on nende hääl siis, nagu ma mõtlen just meelelahutajana, sest ega kui ma läksin lavale, ma ei olnud kohe see Barbi karakter, on ju, ma pidin ju kõigepealt ka minema ja 5 minutit ühte lugu rääkima ja käed värisesid tohutult ja higistasid peopesad, on ju, täiesti kõik see, mis selles Eminemi laulus on, vaata, et noh, tõesti, et niimoodi jalad võbisevad all, eks ole, aga pidingi selle nagu ära tabama, sest kui ma läksin lavale, siis see nagu seeme oli olemas seal, et ma olingi, et ma suhtlesin publiku kaudse, ma olin selline otsekohane ja ma hakkasin nagu kuidagi jah, nagu leidsin mingi asja, mille eest kinni haarates teha nagu nalja, et oli siuke teravakeelne. See oli kohe alguses, aga see ei olnud päris sellisel kujul nagu hetkel, et sellega läks nagu aega, aga lõpuks, kui see klikkis mul, et okei, ma peangi tegema seda, milles ma olen hea ja tugev, mitte seda, mida teised teevad. Siis ma vaatasin, et okei, ma peegeldan. Aha, nemad räägivad poliitikast, okei, ma peaks vist ka siis, nad räägivad religioonist, noh, ma siis peaks ka nalju kirjutama sellest või et tegelikult ma lõpuks, kas see tuleb mulle loomulikult, ei tule ju. Mul tulevad need, et minu isiklik kogemus, mina naisena, minu traumad, minu läbielamised, et seal ma leidsin seda tegelikult, seda huumorit ja kui ma lõpuks sain aru sellest, kes ma olen koomikuna, siis mul hakkas minu meelest alles nagu päriselt hästi minema laval, et siis ma leidsin selle enesekindluse, et vahet ei ole, milline õhtu, milline publik, mina teen oma asja, et ja ma olengi ja inimesed on mingi, okei, sa oled see, nad saavad kohe aru 3 sekundiga, kui ma olen laval ja nad on mingi, ta on see. Täpselt ja mulle nii meeldib, aga selleks mul läks ikka, ma ütleks 5 aastat läks aega. Et... Ja, aga mulle meeldib sinu juures just see, et sul on see koomiline karakter, aga see on sinu päris osa, ehk see pole konstrueeritud, vaid see, ütleme igaühe see sisemaailm on nagu kaleidoskoop, kus on igasuguse kujuga tükikesi, aga see on üsna tugev tükk sinust, ehk see on täiesti aus ja võt see on
kuradi äge . vot laval ta muidugi on kostüümi ja selle kõigega võimendatud lehvik ja noh, see on ikkagi noh, see lava on ju, me oleme Lehvik ikkagi, kulub oleme sõna. ekstra on ju, et ja lehvik tuli kusjuures, sellepärast ma nägin Maire Aunastat laval kasutamas lehvikut. Ja siis mõtlesin, et tead, mis päris palav võib olla küll selle tund aega prožektori all, et ta kohe see lehvitas, et oli nagu, et oh, võtta, et ma juba sellises eas mul on need hot flash'id või kuumalained on ju. Ja ma mõtlesin, et ikka daamil peab lehvik olema, mõtlesin jah. Ja siis kõigepealt mul oli väike lehvik ja siis lehvikul läks aastaga suuremaks. nagu minu peenark peas . On jah? kasvab ja kasvab . Ja siis, kui sa oled 80, siis sul on terve pea ongi täis üks suur. Ei, ma väga loodan, et see sõda lõpeb . Ausalt, ma arvan, kui mu sisetunne ei valeta, siis see aasta läbi . No oleks aeg, kui kaua tegelikult, 10+, no tegelikult on ju 2014, nagu sa ütlesid, et see on pööranes, mina mäletan, ma lõpetasin bakalaureus riigiteaduse, siis me rääkisime sellest. Me uurisime seminaritunnis ja nüüd mul noh, nii palju aastaid hiljem vahepeal on magister juba tehtud ja tööd tehtud ja kõike, et siiamaani, ma ei tea, kuidas need inimesed vastu veavad, ma nagu müts maha, suur kummardus Ukrainast ees, nad on ikka vaprad. Ja nad abielluvad, saavad lapsi, tähistavad, söövad, joovad, tantsivad, nad teevad kõik, et hoida meeleolu üleval. See on ka üks asi, mida ma nende käest õppisin. Tegelikult oli 2 asja, mulle õudselt meeldis ukrainlaste juures. On see, et see, mis selles meeleolus sa oled, on iga enda vastutus. Et see ei ole see, et mis maailm sulle teeb, vaid see on sinu töö. Ja nad seletasid väga ilusti see lahti. Ja see oli hästi ilus. Ja teine, mis mulle meeldis, oli see, et nad tulid muidugi need Ukraina mehed, ütles, et Ukraina mehed on maailma parimad abikaasad. Kuna nende jaoks nende naine on jumalanna ja nad ei peatu, kuidas see poiss rääkis, et ma ei peatu kunagi sellel teel, et teha oma naist veel õnnelikumaks. Ja ta tõesti tegi seda. Ja ta ei olnud erand, vaid see oligi nende kultuuri osa. Ehk siis nad on nagu Vene ja Ukraina kultuur on väga erinevad selle koha pealt. Vene mees tahab ka kaunitari omada ja valitseda, aga Ukraina mees hoopis teisiti käitub. Või mulle ikka, et ma eksin, sest ega ma siis kõikidega nendega rääkinud üle, aga kuidagi väga ilus oli. Okei, siis seega tasub kõik, kes on vallalised, tasub silmad kõrvad lahti hoida. No seal on muidugi väga hirmus vähe järgi jäänud praegu. Nii kurb, kui seda ei ole faktina välja öelda. No jah, see on ilmselge. Ma käisin ühel kriisikoolitusel, kus oli ka ukrainlanna tegi ettekannet, ka rääkis, et kuidas nemad siis, kuidas üleüldse saavad lapsed koolis veel käia, kui sõda on sisuliselt, et noh, neil on sireenid ju pidevalt ja pommitamised ja edasi. Ja minu küsimus on lihtsalt väga lihtne, et miks te veel üldse, miks te ei ole alla andnud või noh, miks üldse edasi mõte, et kui kaua ja mis on laste motivatsioon minna kooli või mis su motivatsioon abielluda on üldse või noh, milleks käia tööl, et teil on sõda ju ja siis sa ütlesid, et aga kui me anname alla vaimus ehk siis inimesed annavad alla, siis vaenlane ongi võitnud. Et me üritame säilitada mingilgi kujul normaalsus, seda ongi lastel kõigil vaja. Et me tähistame sünnipäevi, me tähistame tähtpäevi, me käime koolis, me üritame hoida koos seda, et mitte siis nagu emotsionaalselt ja vaimselt nagu alla anda ja et nii kaua, kuni meil on veel seda hinge sees, seda võitlushinge, nii kaua on veel lootust. No nad ei anna vaimus. Ja absoluutselt imetlusväärne, sest et ja see on asi, mida ma olen kaasa kandnud, sest ega ma tol hetkel, kui ma seda küsimust küsisin, ega ma ei teadnud, et mind ennast ootavad kriisid, eraelukriisid ees. Aga ka see, et midagi ei ole teha, tuleb see aeg nagu üle elada ja lihtsalt ma peangi leidma mingisuguse normaalsuse, et see tõesti nagu aitas see mõte mind ja siis mul oli nagu wow, et ma ei ole kunagi seda nii näinud, sest et mul oli ka, et aga mis nüüd või milleks või miks, aga jaa, et tõesti ja nii imetlusväärne, et sa hoiad siis ka tegelikult protestililli sisuliselt enda peas. See on toetusavaldus. Iga päev. Just, et see on väga lahe, et ma ei teadnudki seda lugu, et mul on hea meel. Vot, aga nii tore on nagu jälle sinuga vestelda, et ma ju käisin nüüd, sellest on juba pool aastat umbes möödas, kui ma käisin sinu podcastis. Jaa, aga see tundub üsna vähe aega tagasi. Täpselt, nii tundub küll, et nagu ma juba mainisin, siis unejuttudena mulle meeldis su mahedat häält kuulata, kuigi sa ise väga palju ei taha vaata rääkida, sa tahad, et külaline alati räägiks. Tavaliselt küll, aga mina ikkagi ju loon selle saate konteksti, kui ma olen oma saates, siis ma nagu võtan vastu selle inimese loo ja selle voolamise, aga ma küll aitan sellel ojakesel seal mõnusalt voolata, et kui kuskil kivi taha kinni jääb, siis ma ikka elalt lükkan selle kivikese eest ja
ma ei ole siuke jah, et ma ju, kui sina käisid saates, ka sa tunned, ma ju tegelikult ei juhi klassikalises mõttes üldse saadet. Ei. Ma näen mõtteid, on ju, sinu pea kohal otseselt ja aitan sul neid jagada, kõik. Ja ma ei ole jah, et klassikalises mõttes, mis ma väga saatejuht olengi. Olengi lihtsalt hääl, toetav hääl. Mulle väga meeldib see. Kas sa tahaksid arvata, mis minu lemmikosa on? Ei, ma ütlen kohe, see ei ole see, kus mina käisin. No ma ei kujuta ette. Ütle ise. See, kus sinu poeg käis. Osa number 444. Jah. Kus on minu 19-aastane poeg. Ja see oli nii armas tagasiside, ma korraks segasin sind, et tavaliselt on mul ju kõik, mul on 2 tüüpi põhiliselt, kas on eksperdid mingil alal, kellel on midagi olulist jagada, või siis on inimesed, kelle lugu on ise nii silmi avav, see on nagu selle inimese kogemus, tohutu parandus või koolitus või õpetus või väärtus on ju. Ja minu meelest on täpselt samaväärsed. Inimese lugu natuke rohkem meeldib mulle. Okay. Ja siis oligi nii, et mõned sõbrad ütlesid ka, et 19-aastane, mis tal siis öelda on, et ta ei ole ekspert ja ta. Ja siis oligi see väga armas koht. Siis ma ütlesin, et aga sa ei kutsu, siis ära üldse ava, sest võib-olla see polegi sulle. Aga kui sa tahad, siis kuula. Ja siis tagasi oligi see, et see elus arvan. Ja nii selgelt ära. Ja see on tema, mitte mina, tema ema ei teinud kuidagi seda saadet, vaid Ott ise tegi. Just, et see oli nagu, mitte et ma oleksin kuidagi eelarvamusega hakanud seda kuulama, aga mõtlesin, et okei, ma lihtsalt kuulan, mulle meeldib taustaks panna kodus. Ma panen kodus taustaks, ma teen midagi ja siis ma nagu jään seisma, sest ma pean kuulama, mõtlema, et kas ta oli ikka 19? Ma olin nagu, mis asja? Et nagu nii tervendav, siuke eluterve suhtumine, nii asjalik jutt, et ma olin nagu, vau, ja mulle tundus, et noorel inimesel ei ole seda filtrit, sest kui mina olen kuhugi saatesse, mul on kureeritud tegelikult. Okei, ma räägin oma lugu ja see kõik on tõsi, aga ma olen enne selle läbi mõelnud, okei, kui sa küsid seda, ma vastan seda, mul on mingi, mul on mingi agenda, vaata, ma lähen ikkagi mingi asjaga, et ma tahan oma lugu rääkida, ma tahan jagada ja see ei ole 100% see mina selles mõttes, et see on ikka mingi versioon midagi natuke seal on produtseeritud ka minu poolt. Little bit lava karakter. No ikka, eks ta natuke ikka ole, aga see, kuidas ta rääkis täpselt niimoodi nagu tead, kui ma arvan, kui ma läheks 19-aastasega juttu rääkima lihtsalt tänaval või kusagil klassiruumis, siis niimoodi vastataksegi ja räägitakse, et ei olnud kuidagi mingisugust, ma ei tea, piiri või filtrit või et see, et ta kordan mingit sõnu ei häiri mind või mina mõtlen oma peas, vaata, ma seda nagu ei ütleks, vaata, ma neid sõnu, mul on parasid sõna, ma pean nagu vältima neid, aga tal nagu kuidagi see tuli nii loomulikult, ma ütlesin, vau, ja väga huvitav oli kuulata, sest ega ma ei tea ju noorte elus midagi, et ma täitsa isuga kuulasin. Ja aus vastus, me ei leppinud mitte midagi. Et ta ei valmistanud ette oma mõtteid, vaid see saade sündis selles hetkes täiesti ausalt. Mulle meeldib selle koha peal, vaata, kuna ma olen sõdalane, siis ma ju ei karda ka. Ma võtan hea meelega selle riski, et ma lähen täiesti pimedast toast teele suunas, mida ma ei tunne. Ja sest ma tean, et see ise tuleb sellel hetkel ja ma lihtsalt ainukese, mida ma teen, ma kuulan oma intuitsiooni ja ma hoian ennast hästi nagu erkselt avatuna ja kõik. Just. Muidugi mul on veel ju seal sõpru ja tuttavad käinud, Andreas Jäägeriga osa oli väga huvitav ja Maria Sepp on käinud, seal on veel aastate jooksul erinevaid inimesi. Nii toredad kõik. Kõik on toredad ja muidugi mulle meeldib, aga eks ma natuke juba tean ka, millest nad selles mõttes räägivad, ega need lood ei ole mulle nüüd selles mõttes uudis või et on huvitav ikka kuulata, aga ma olen nii palju suhelnud nendega päris elus, siis ma veits ära rikutud minu ka see, et mul on juba see, et okei, sa räägid sellest, ma juba seda lugu tean. Et aga kõige paremas mõttes, et ikka toetan ja aga see oli tõesti minu jaoks nii üllatav, et mõtlesin, et vau, et see ütleb nii palju ka sinu kui lapsevanema kohta minu meelest, et sa võiks väga uhke olla enda üle, ma arvan. Ise õudselt keeruline on ennast näha, vaata see, kuidas ma ütlen, maailmas on ju sul palju rolle. Esimene on olla normaalne inimene, siis normaalne kaaslane, hea kaaslane ja siis ongi kõige tähtsam roll on olla hea ema või hea isa. Siis tuleb väga palju tühjamaad ja siis tulevad alles tööalased saavutused ju. Ehk siis see on üks elus olulisemaid asju ja minu silmis alati on olnud nii ja kuna see on nii tähtis, siis nendel 3 pühal teemal mina ise endale hinnanguid ei anna, sest et ma ei ole selleks pädev. Ma olen ise enda sees.
nõus ja minu meelest tänapäeval on just vastupidi, vaadatakse töösaavutusi ja kõike seda, mis tunnustused, asjad ja kuidas nagu väline, kõik seda ja siis vaadatakse sisse, et minust on just kapitalistlik ühiskond ja minuks need on nagu natuke vahet. Aga mina olen Herodes ju vana Eesti nimega. No sa oled sõna otseses mõttes hero ehk siis kangelane, et sul on nimes on hero, on ju. Jah, aga selles mõttes, et geenikokteili eestlased on kõik sõudsad kirju verega, lapilised ja laigulised, parajad kaelkirjakud ja laamad kõik. siis on jah, ema poolt on mul siis Hispaania veri. Ma läheb Karile, mu ema on nagu tõmmu nagu mingisugune Hispaania tšikk, tumedad lokid, tume nahk. Ja siis mina siuke, isi poolt on vikingid ja Itaalia veri on ju Herodes muidugi iidne siis küladest juba pärit. Ehk siis see kultuuriruumid on väärtustavad eri asju. Ja Itaalias, Hispaanias mitte keegi ei küsi sult, kui ta küsib, et kes sa oled. Ta mitte kunagi ei oota vastust su töö kohta. Tahab teada sinu suhtestaatust, mitu last sul on ja mida sa maailmast arvad. Eestlased küsivad, et mis autoga sa sõidad, mis tööd sa teed. Ja siis esimene küsimus, kui on auto kohta, siis mul ei ole autot, mul ei ole lube, ma ei sõida üldse autoga. Mul on sama ja saab oi sellega mul alati, et päriselt tõesti, kohe on hinnangud. Kuidas sa hakkama saad, sa oled mingi blond või, et kogu aeg peab keegi sind sõidutama, ma ütlesin, et ja ühtlasi ka kätel võib kanda. Ma olin nagu, et kas sa päriselt tahaksid mind liiklusesse, sest mul on hea meel, et ma tegin ju kunagi noorena lube ja ma ei saanud läbi ja tol hetkel ma ei teadnud, mul on ATH, aga nüüd päriselt täiskasvanu mõtlen, kui ma oleks 18 aastased läinud liiklusesse niimoodi, et mul ei ole ATH ravimeid ja ma ei tea seda, et mul tähelepanu hajub ja kõike ma ei pane tähele, märke, jalakäijad, et mõtle kui õudne tegelikult, et see minust oli hea, et ma ei saanud neid lube tegelikult. Mina ei ole kunagi isegi proovinud, aga ma õppisin rattaga sõitma, kui ma 2020 aastal. Sest et koroona oli ja ma ei tahtnud taksoga sõita, mul tundus, et taksohoid kõik köhivad ja trammiga ka ei saanud, sest kõik köhisid. Ja ma olen nagu selline, et kui mingi haiguse teema, tavaliselt ma olen hästi-hästi rahulik, aga kuidagi see massipsühhoos mind ka mõjutas ikka. Ma arvan, et ma tahtsin oma lapsi kaitsta, aga õppisin siis rattaga sõitma, sest et ma sinnamaani ei osanud. Ja ma siiamaani tegelikult isegi rattaga vänderdan. Ja kuna ma olen nii kehv sõitja, siis mu rattas kaalub 26 kilo, mingisugune retro kärakas on õudselt ilus, aga aeglane nagu saabas, täpselt vastavuses minu võimekusega ja vot tolle ahviga ma navigeerin liikluses ära, kuna ma olen alati kõige aeglasem. Ja siis ma jõuan märgata, kui keegi tuleb vastu. Kuigi ka mõnikord on ikka, et isegi selle oma aeglasega, kui näiteks uks hüppab lahti ja inimene lendab nagu pudrukuul tänavale ja ta ei vaata teele, siis ma olen ikkagi paar korda ka. Loomulikult ja ma ise sõidan sellise vanaaegse Soome valge jalgrattaga kaunitar. No mul on ka helesinine, aga mul on tõesti 50ndate nagu mul on ka, mudel. Mul on see kell ja siis käigud, et täiesti vana kooli ostsin taaskasutusest ja ma olen nii õnnelik selle üle, et sellega vändata linnas ringi on jumala okei. Ilus rattas. Mul on muidu ratta peal ka lilled. Ma usun, ma täiesti usun, et sul on. Aga sa ütlesid, et sa oled kaelkirjak. Kaelkirjakutel on minu meelest mitte pikad jalad, vaid tegelikult pikad jalad ka, aga pikk kael. Mul ka kael on üsna pikk. Täiesti normaalne kael. Kui nad hakkate enda karral tead võtma, mul on tegelikult kael päris pikk, aga kuna mul on kogu aeg karvad ripuvad peal, siis seda ei ole näha. Aga mida siis ma olen eluaeg saanud puid alla, muidugi jalad on mul absurdsed, on ju 1,10 m pikad, et ei ole ju normaalne inimene. Minu arust jumala äge. Jah, praegu ma olen kõigega nagu päri ja kõrvad on mega väiksed, nagu hiired. Ma ei näegi. Vaata, nad ei olegi. Ühesõnaga, enda karral võib ju mõnikord võtta, aga ma ei pane üldse kaelkirjakut pahaks. See on ühed mu lemmikloomad. Jah, et see oli mul kooli ajal ja vahepeal nagu see oli hästi armas seesama Ott, kes on praegu 19. Ott oli 1-aastane ja talle kõige rohkem meeldisid talle loomaraamatud. Me kogu aeg vaatasime loomaraamatuid ja ta tegelikult, ta ei rääkinud veel, ta ütles üksikuid sõnu, ta sai väga ilusasti hakkama ja tema esimene täispikk lause on emme jalad hästi pikad ja selle ta õppis kaelkirjaku pealt.
no see on fakt ka. jah, no ennem seda oli meil sellised vestlused, et lähme näiteks kaubamaja, ma kunagi töötasin kaubamajas, mul on seal väga palju sõpru ja siis seal on need ilumaailmas sellised countertopid, sellised küllaltki kõrged, et sa nagu see asjatundja on seal taga ja sinna alla ta väga ei näe. Ja siis see 86 sentimeetrit pikk kott oli seal selle all, laua all, näha teda ei olnud. Ja siis tuleb selline klassikane, et oi, Kristiina, kui tore teid näha, mida teile palun, on ju. Ja siis tuleb sealt laua alt oolepukk. Ja see oli, noh, ütleme, kuti esimese 10 sõna hulgas oli uulepukk. Okay. No seepärast, et no mida ta teeb, on ju. Ärkame üles, lähe mänguplatsile, siis emme paneb ta sinna meie peegelloo peale, hakkab huuli värmima, sest noh, loomulikult ma värmin huuli, kui ma tahan õue minna, sest see on tore. Ja siis ta tead sammu uulepukki. Nii vahva. Jah. Jah, mul ongi minu top 3 loomad, siis on number 1 on merisead. Need on ka nii armsad. Ja mul ilusate jõustega. Lapsena 7 merisiga või tegelikult mul päris palju neid olnud noorena. Merisead, siis laamad loomulikult, sest draamalaama ja siis kaelkirjakud on kolmandal kohal, nii et mina ei teagi, mul lemmikloom, pole niimoodi mõeldud, ma vist tegelikult, mulle väga kergesti loomad meeldivad. Muidugi kõik loomad meeldivad mulle, aga mul on nagu eriline, ma ei tea, miks ma ei nagu vedu siis. No kaelkirjakatega oli see, et ma läksin, see oli Müncheni loomaaed äkki sellepärast, et päris elus kaelkirjakuid näha. Ma ei kunagi näinud kaelkirjakuid ja ma olin kuidagi nii vaimustus, ma ei tea miks. Midagi nendes oli minu jaoks nii paeluvat, lihtsalt nad tundus nii huvitavad loomad mulle. Ja sa näed ju ta kaela üle selle aia ju jumala kaugelt ju. Ja, üldse, et kuidas nad söövad ja kõike see, et ja siis, et need väiksed on ka ikkagi päris pikad ja et päris elus näha, et nad on ikka 4 meetrit, et see oli ikka vau. Seega ja, et see on nii tore ja noh, draamalaama tuli sellest, et üks meesterahvas kunagi tegi nalja ja ütles, et tema näeb spirit animale ehk siis sinu mingi loom, kes on sinuga seotud ja ütles, et minu loom on laama siis. No võt, kui lahe. Ja mina ütlesin, kas ma olen mingi draamalaama siis või et mis oli nagu, ma ei oodanud, ma ütlesin, et huvitav, mis loom. Tahaks seda meest näha, huvitav, mis minu loom on. No võtta ei tea, äkki on kaelkirjak. Ma ei oska öelda, meil töö juures on see nagu, vaata, kuidas ma ütlen, igas töökollektiivis on nagu teatud pingekasvatajad ja pingemaandajad. Sellepärast tegelikult eesmärgid on, meedias on ambitsioonikad, tempo on kiire, ootused on kõrged, väljakutseid on palju ja teinekord on see nagu nii mõnus, kui nagu, kui mul on tiimijuht ka, et meil ei ole siukest nagu bossi suhtumist, vaid noh, et kuule, kus me kaelkirjak siis täna kaplutab ja noh, mingi siuke nagu normaalne nagu lõõp käib kogu aeg ja mis on õudselt eluterve ja minu jaoks on väga vajalik, et inimesed ei karda sind, sest vastasel juhul sul ei tule sisse uued ideed, sul ei tule sisse aus tagasiside. Näiteks mina ei taha, et olen nagu suure respekti tõttu minu pime nurgad ei saa tähelepanu, sest mina ise neid ju ei näe. Ja see on väga okei, ja see tagasiside, ma alati on väga tänulik. Tead igasuguste märkamiste eest, et tohutult aitab edasi ja aitab ka teha kihvtimaid asju ja paremaid otsuseid, sest minul on ainult üks aju, aga mul tiimis on veel 10 tükki. On ju. Ma just sinu kolleegiga siis või ma ei tea, töötajaga eile suhtlesin, sest et ma märkasin, et tema artiklit jagati sotsiaalmeedias ja mitte positiivses võtmes ja siis ma andsin talle märku, ütlesin, et tead mis, aga äkki sa tahad kommenteerida oma sõnadega, see sinu lugu, et miks selline pealkiri ja et siis saad nagu inimestel vastata, muidu on nagu kõlakamber tekib vaata gruppides on ju, et oi, et miks ja et nii negatiivne ja stereotüüp ja kõik see. Aga siis ta ütles, et okei, et ma vastan, et miks mitte, et tal ei ole midagi selle vastu, et oma nagu töö eest seista. Ja ütles, et järelikult kõnetes läks korda vähemalt selles mõttes, et inimestel tekkis nagu mingi diskussioon. Aga see ongi ju normaalne, et ega see igasugune märkamine näitab ju, mina olen mõelnud, vaata meediasse, sa saad alati nii head kui halba. Ja see on minu meelest igasuguse avalikkuse all olemise osa. Muusikud, mõne jaoks on ta ingli hääl, teise jaoks on siga aia vahel. Ja kui sul häälega pole seal mingit seost, vaid kuulaja enda kõrvadega ja südame headuse skaalaga, eks ju. Ehk see on nagu nii okei, et sa saad igasugust tagasisidet ja siis see tagasiside, mis on nagu padu negatiivne, selles on tegelikult vahete vahel päris häid pärleid. Sa pead lihtsalt aru saama, mis asi see on. Ja enamasti see räägib muidugi selle inimese arva ja enda hirmudest ja kompleksidest ja sellest raamistikust, mille sisse tema siis ennast on surunud ja tavaliselt
need raamid selle inimese endaga ei sobi, ehk tal on valus seal olla ja siis ja sina lubad endale midagi, mida tema meelest ei tohiks lubada. Ja siis ta reageerib, on ju. Ja siis ma alati mõtlen, et aga äkki ta laseb ennast ka natuke rohkem lahti. Et mina tavaliselt, mul ei ole nagu sellist poosi, et ma nagu õudselt nunnult ja armsalt ja heatahtlikult sigaduste peale reageerin, aga tavaliselt mul ongi esimene tunne, mis ma loen seda, ma ju näen, mis ta siis toimub ja mul ei tekigi viha, mul tekibki nagu empaatia või nagu sihuke mõistmine. Ja noh, ega tema ei ole ju süüdi, et ta selle kividega parasjagu kinni on, kus ta seal elus on, eks ju, see on ju, seal võib olla väga palju põhjuseid ja mina lihtsalt olen see trigger ja seal on nagu teoreetiline võimalus, et ta pääseb suuremasse vabadusse, kui ta seda endale lubab. Mis on ju ilus kõik, mis ei ole üldse paha. Negatiivsed kommentaarid ei ole pahad. Ei ole ka, mina olen leidnud sellist kulda ausalt öeldes ja inspiratsiooni kas või oma naljade jaoks või kas või, kui on ausalt, vahel on ka selle negatiivse kommentaari taga päris konstruktiivne kriitika, millest ma saan ka aru. Ja ma ei ole nüüd päris nagu nii ennast täis, et ma ei ole valmis võtma seda vastu, sest et jah, ju siis mulle jäi midagi selgitamata või mul on õppikoht või arengukoht, mis iganes, et ma tõesti ausalt ei võta asju isiklikult ja mulle on kirjutatud igal teemal arvamusi ja nii edasi. Et ainuke asi, mis mind ennast natukene, mitte meediamastikuga otseselt, aga nii meedia kui sotsiaalmeedia võib-olla ühiskonna puhul häirib, on see, et tihti sellised klikimagnetid, draamad, skandaalid ja selline negatiivsed asjad väga lendavad ja neid nagu tohutult loetakse, aga kui sa tahad teha mingit positiivset asja, et hei, üliäge asi, vot tahan selle eest seista, sellega tegeleda, super äge asi tulemas, siis tihti inimesi jätab nagu ükskõik, see mul on ka, et selle Draamalama podcasti idee on ka see, et mitte ainult rääkida nagu surmtõsistel teemadel ja rääkida ja teha hullult draamat, on ju, see kõigest Draamalama, ma saan aru, aga just, et oleks nagu mõnus, meelelahutuslik, huvitav saade, positiivne, heade emotsioonidega, vahel jah, okei, räägime millestki tõsistest ka, aga see ei ole nagu see point, sest et noh, Dissident podcast, 7 aastat me rääkisime ikka lähisuhte vägivallalugudest, vägistamisest, noh, väga tõsistel teemadel, väga sügavalt, ma emotsionaalselt enam ei jaksa nii tõsistest asjadest rääkida. Aga kohe, kui ma postitan midagi, mis on noh, selline, et ma olen kas vihane või mul on mingisugune draama kellegagi, mis iganes, siis niimoodi lendab ja ma saan nagu jälgijaid ja inimesed tulevad, siis ma olen ka, et okei, aga ma tegelikult enne jagasin palju positiivset asja, aga see ei lennanud. Et see ajab natukene inimeste puhul võib-olla närvi. Seda näeb meedias ka ja seetõttu on selline standardne hoiak, on inimesed otsivadki negatiivset, et mul on sporditoimetust juhib Ott Järvela, erakordselt tore inimene, no ma armastan selle venna häält, tema mõttekäike, tema vaimset teravust, nagu ikka, võt, saab shout-out'i nüüd Ott. Aga üks hommik, ta on nagu selline viis väljendada, ta on humoorikas ja täpne. Tema oleks õudselt ja stand-upi laval. Ma plaksutaks käed otsast ära. No hea meelega, võib-olla siis ma õpiks spordi kohta ka midagi, et ma ei tea sellest midagi. Aga üks hommik ja siis ta postitas sinna üldchatti, et postime esimese 5 uudise tegusõnad. Suri, tapeti, hävitati, purustati, kõik olid sellised, mitte negatiivsed, vaid kõige negatiivsemad asjad, mis maailmas on. Esimesed kõik 5 uudist. Ja see oli, ma ütlen, väga tabav. Aitäh, Ott. Aga tõsi on see, et meedias on, vaata, kuna ajakirjaniku tulemust järjest rohkem ikkagi vaadatakse, kui palju sind loetakse, siis väga paljud lähevad nii-öelda odava kliki peale ja otsivadki neid surmasid. Ehk siis ongi niimoodi, et kui keegi ära surnud pole, siis on halb päev. Oi, kui tore, täna näiteks Jack Norris suri, et yes. Ja see on küüniline ja seda on lihtsalt isegi nagu veidike piinlik kuulata. Ja siis mõtlesin, et aga need inimesed on ka inimesed, et see ei ole isegi mitte naljakas. Ja. Aga teisest küljest ma võin öelda, et kui sa teed selles hädameres positiivse loo, see võib tegelikult uskumatult hästi lennata. Ja vahetevahel annavad positiivsete lugudele hoogu juurde need inimesed, kelle maailma ei sobi see ja kes hakkavad all õiendama ja ütlema, et ei, ta tegelikult üldse pole nii hea ja tegelikult ta sööb väikseid lapsi lõunaks ja niimoodi. Või näiteks kirjutad, et keegi laulab hästi, üldse ta laula hästi, keegi on hea kunstlik, mis pläkkerdaja see on, keegi on ilus, mis peletis, see pole üldse ilus. No see on klassikaline Eesti. Kui sa ütled ühe inimese kohta, et on kena või kaunitar või kes iganes, oota, mina olen hästi selline, kuidagi spontaanselt tulevad komplimendid, kuna mul on hästi ilule häälestatud vaatega,
ma märkan nagu ilusaid asju ja kogu aeg ütlen neid. Ja siis on alati mingisugune kuskil Narvas mingisugune ülesöönud Eesti mees, kelle meelest see naine ei ole piisav. Et alati kes küsis sinu käest? Just, ja et võib-olla üle sinu kibestunud silmavaate tõesti see ei pruugi sulle kätte paista. Et kõik on nagu sellised, mees on nagu maailma kuningas ja siis ta nagu lihtsalt nätaki paneb ja praegu kõik, vaata vahepeal, kui Vanilla Ninja võit. Eesti naised, parim enne möödas, vanad nartsud laval, mis asi see on, et kust see tuleb? Mina ka olin kriitiline, aga loo suhtes. Ma ei lähe kunagi kellegi välimuse või selles mõttes, et noh, pole minu muusika, ma ei ole nende fänn kunagi olnud, et tegin ka nalja, et noh, vähemalt jäätis on hea, on ja, aga ma ei mõtle, et nagu, et jah, et see oli väga õudne misoküünia täiesti ja kohutav oli, et inimesed läksid niimoodi, et jah, mingid vanad, mis nad oli, emmed ja mingi emmed, et nagu ühesõnaga mis emmed ei võis bändi teha või et see on nagu nii, noh, et ma ei jää sinna kinni, aga lihtsalt ühiskond aktsepteerib sellist arvamust, et naine, kellel on laps, ehk siis ema on naisena maha kantud. Et see on nagu ühesõnaga just kui tema oleks oma poegimise sooritanud ja nüüd võiks kaduda. Ja kui selline arvamus ühiskonnas niivõrd leviv ja siis otsutakse kokku mingisugused, miks meil lapsi pole, teemalisi arutelusi ja sellist asja me ei märka. Et umbes, et naised on süüdi, miks naised ei sünnita, kuule, sorry. Nagu vaata peeglisse, mõtle nüüd natukene, võta üks hetk ja nüüd vaatame asja päris. Sest et need asjad ei ole peidus, need on nagu täiesti nagu laua peal, kõik need suhtumised, kõik need alavääristamised, kõik need vahetegemised, kõik see, et nii kui sa oled ema, on sul teatud takistused tööturul, tööalane diskrimineerimine vanematel, sa näiteks kandideerid, absoluutselt väga paljud mõtlevad, lapsed on ju kogu aeg haiged. No näiteks ma võin täiesti vaielda sellele vastu oma 3 lapsega. Minu väikeste laste aeg, nad olid, isegi vaevalt ma suudan ühte korda, kui nad haiged olid. Sellepärast, et lihtsalt nad olid hoitud, armastatud, kaitstud, väga õnnelikud, terved lapsed. Ja siis, kui sa kandideerid teatud eas ja sul ei ole veel lapsi, raudselt tuleb ja siis jääb dekreeti. Ja just. Ja mis siis selles halb on? Ma ka ei saa aru sellest, et Eesti sureb ühest otsast välja, aga teisest otsast dekreeti jääda ei tohi. Et see on ebaloogiline minu jaoks. Ma lugesin just ka, minust Äripäevas äkki oli see lugu naisest, kes tuli tagasi siis vanemapuhkuselt ja esimesel päeval tal anti koondamisteade. Ma olen selle nagu, halloo, ma ei kujutata lihtsalt ette, et see on ikka nii jõudne, et sa isegi ei anna nagu võimalus või leia lahendust või mis iganes, sul on või asendaja leitud ilmselgelt sellele inimesele, ma saan ju sellest aru, aga see ei ole inimlik, see ei ole normaalne. Inimlik, ütleme niimoodi, et inimesena sündimine ei ole garantii, et tegu on inimese. Sest et inimlikud kvaliteedid ei olegi nii sagedased. Ütlen mina suur inimeste armastaja, aga ma olen suht õiglane ka. Et minu jaoks ongi see, et pärast oletame, kui sa oled väga palju ka üksik emasid, eks ole, kuidas nemad peaksid saama laenu või liisingut või tööle või et see on tegelikult väga-väga raske. Ma olen näinud oma sõbrannade pealt, siis mul enda lapsi ei ole, et olen näinud sõbrannade pealt ja ka kolleegide, mis igast tuttavate pealt. Et see on, mina ei imesta, et lükatakse edasi seda laste saamist või see on nii tohutu vastutus ja suur otsus, et see ei ole lihtsalt, see on lihtsalt lapse, et nagu ma ei tea, minu jaoks on see veider suhtumine ja kogu aeg tuleb neid artikleid jälle, mingi lastetusmaks või ma ei tea, kuidas peaks karistama naisi selle või nagu see on nagu jabur täiesti. Taustsüsteem ei toeta, see on nagu selge kui päev. Muidugi on kõrval on ka see, et kas siis nagu varem taustsüsteem toetas, ta ei toetanud siis ka, aga lihtsalt naiste eneseteadlikkus on vahepeal tõusnud. Nõus. Ja see ongi süstemaatiline probleem minu arvates, et enne kui me ei taha nagu vaadata sellele tõele nagu ühiskonnana, siis ei hakkagi mitte midagi paremaks muutuma, sest et kes tahab olla pärast suurtes raskustes ja veel lapsevanem üksinda ka ja ei aita riik sind, ei võeta tööle, et see on tegelikult päris hirmus ju. No ta on keeruline tee, jah. Ja selles mõttes, et vaata kui palju on mehi, kes ei maksa alimente ja mitte midagi, mitte ühtegi meedet selle vastu ei ole. Lihtsalt ja siis ühesõnaga need, tead, see on nii pikk ja kole asi, et
kui täna seda paremaks siin vist ei tee, aga noh, natuke Ei, valgust heita. Teine asi, mis mulle tegelikult meeldib, on, sa ütlesid, et raskete teemade, vaata on nagu kahte sorti raskete teemade käsitlemist. Üks on see, et jess, ma sain surma või jess, ma sain skandaali ja ma kütan nagu sinna seda puid peale ja teen seda draamat ja seda õudust suuremaks, et saada klikke, et külvata paanikat, õudust ja hirmu ja inimesed reageerivad sellele. On üks võimalus ja väga levinud viis käsitleda. Teine võimalus on käsitleda neid asju empaatiliselt, ehk siis näitad mingisugust valukohta, soovides mõista mõlemat osapoolt ja näidates mingisuguseid horisonte, kus võib lahendus olla või tulla. Seda tehakse vähem, aga see on väga vajalik. Ja see on, mina ütlen, et vägivald armastab vaikust ja kõige parem talle on see, kui mingitest halbadest asjadest ei räägita ja siis ta on väga õnnelik ja haljendab ja kasvab, muide. Sest me normaliseerime, sest et see on okei, noh, ei ole probleem, on ju, et ma olen igati nõus. Ja ma olen ka nagu, minu arust ütles minu kohta väga hästi, et ma ei kannata ebaõiglust kõrval. Ma ei saa vaadata ja ma ei saa ka vait olla, ehk siis see on üks põhjus tegelikult, mul on just endal siin suur diskussioon sotsiaalmeedias käimas töö leidmisega ja siis inimesed on öelnud ka, aga tihti selle asi on sinu isiksus, mitte isegi kogemustes ja sinu oskustes, et sa saad hakkama asjadega, aga noh, me teame sind kui, et sa oled selline pigem nagu domineerivam isiksus selle koha peal, sa ütled, mis sa mõtled ja sul nagu, et noh, on seda teravat keelt ja kui sulle midagi ei sobi, siis inimesed teavad seda, et sa ei taha nagu meeldida võib-olla nii väga ülemustele või kolleegidele. Ja ma saan sellest aru ja ma tegelikult olen piisavalt eneseteadlik, ja ma olen seda üritanud ka siis töökeskkonnas väga palju vähendada, ma hoian hästi tagasi ennast ja maskeerin. Miks sa tagasi? Just sellepärast, et mind diskrimineeritakse ja et inimesed ei kuidagi solvuks, ei oleks konflikte, et ma tahan nagu tööl alati hullult vältida konflikte ja ma tean, et vahel minu arvamus ei ole oodatud ja ma ei pea iga asja peale ka midagi arvama, et see on nagu okei, hoida ennast tagasi, aga tihti olen ka karuteene teinud sellega endale, sest ma väga-väga palju muudan enda isiksust, kui ma olen nagu töörollis. Ära muuda. Tead, aga noh, ühesõnaga, eks Putin ju ka valib oma lähedale inimesi, kes kiidavad takka ja räägivad talle ainult ühte lugu. No mul ei ole nii õudsad ülemused olnud selles mõttes. Seetõttu on ka tal need sõjalised manöövrid läbi kukkunud, kuna tal ei ole mingisuguseid andmeid oma vägede võimekustest, on ju, kuna ta lihtsalt ei kuule negatiivset infot või siis see inimene huvitaval kombel kuidagi kukub aknast alla, kes ütleb midagi, mis ei sobi. Ehk siis, noh, ma tõin sellise groteskse näite ja seda printsiipi ei ole maailmas mitte vähe. Me näeme praegu juhtpositsioonidel isiksuse häire diagnoosiga inimesi ja Eestis ka ja mitte vähe. Ja juhtide hulgas levib nagu haige käitumise normaliseerimine, et me tundub see nagu okei, aga lihtsalt noh, mõnus on muidugi olla see mingisugune suverään, kes on hommikul, kui tema tõuseb, siis päike tõuseb ja kui tema tahab magada, siis päike loojub ja nii edasi. Need lugusid on ju ajaloost võtta tuhandeid, aga see on, ja see, et me teame ka, mis neist sai. Ehk siis, kui sa ei julge enda lähedale võtta inimesi, kes on ausad ja kellel on selgroog, sa kukud läbi ja sa kukud see institutsioon, mida sa lood, kukub kokku. Küsimus ei ole kas, küsimus on millal. Ja põhjus on see, mitte et keegi sind õõnestaks või keegi teeks Caesarile ära, eks ju, et see Brutus tuleb seal teiste hulgas parim sõber. Asi ei ole selles. Asi on selles, et sinu enda valed otsused hävitavad sinu töö ja reputatsiooni ja sa ei saa teha õigeid otsuseid, kui sul pole tiimis ausaid inimesi. Ja igas tiimis on tegelikult kriitiliselt vajalik, on see julge kriitiku hääl. See on nagu, kui sa meeskonda komplekteerid, ilma selliseta sa üldse ei saagi toimivat tiimi. No ma sain noorena väga sellised head kogemused, väga rasked kogemused, aga ma olin pikalt ju toitlustusvaldkonnas, ma olen olnud vahetusvanem, ma olen olnud ka restoranis juhataja rollis ja kus oligi nagu oodatud see, et sina ei küsi küsimusi, sina täidad käsku. Kui ma lihtsalt küsisin näiteks, aga miks me teeme midagi või nagu kas see on mõistlik ja ma ei mõelnud seda solvanguna, see ei olnud rünnak, et ma lihtsalt tahtsin aru saada, mis on selle otsuse taga ja seda võeti konkreetses rünnakuna, öeldi, et ma ei ole kompetentne, mida ma ei tea mitte midagi, ma olen loll blond on ja et noh, ma olin noor, ma olin 20-ndates ja siis sain puid alla, aga ma tahtsin ainult head sellele kohale. Ei no ilmselgelt küsimuse küsimine, keegi reageerib, siis me räägime selle inimese kompleksidest, kes ei saa võtta vastu.
inimene, kes suuda vastu võtta igasugust normaalset tagasisidet või küsimust või soovi, ütleb, et kas ma olen kõlbmatu või kas ma olen läbi kukkunud, kas ma pole juba piisavalt teinud. Sellel on enda kompleksidega probleemid ja see ei ole üldse mitte kuidagi seotud küsimuse või infoga. Ja olen kahjuks näinud väga palju, inimesed otsivad seda võimu ja anunevad sageli kõige suuremate isiksuslike puudujääkidega inimesed, sest see on nagu teatud selline tsementeeritud kaitse neile, ehk siis kui nad oleksid nii-öelda madalamatel positsioonidel, siis nad peaksid kuidagi saama käitumisega hakkama. Aga kuna nad ei tule suhtlussituatsioonidega toime, no see hakkab sellest, nad ei tule toime oma emotsioonidega, siis nad ei tule toime situatsioonidega ja siis kuna see väljaelamise viis on nagu siuke reaktiivne, siis empaatia või selline mõistmisvõime kogu aeg areneb seal kõrval ja siis ongi sul tegelikult positsioonil on emotsionaalselt alaväärtuslik inimene, ütlen otse. Jah, et see oli minu jaoks nagu väga nagu õpetlik. Ma ise tahtsin olla aus, avatud, läbipaistev, teeme koostööd. Minule sobivad siuksed, mina tahan ainult otsekohaseid inimesi ja kui mõni on selline, vaata, see on see jama minu, ma näen mõtteid ja kui ma näen, mida ta mõtleb ja ta räägib mulle teist reaalsust ehk mingi glasuurreaalsust või ajab mulle mingisugust sellist, tead, see mesijuttu aetakse juhtidele vahest. Ma kunagi sellist inimest ei võta oma tiimi ja kui alguses ta tundub normaalne aus inimene ja siis hakkab mingi vingerdamine, siis ikkagi me teed on läinud lahku. Ja just selle, võt see pugemise teema, mul on sellega nagu... Ma ei ole üldse see inimene ja ma ei saa teisel taga seda. Et isegi kui ma olen üritanud meelt mööda olla juhtidele, tead lõpuks ma ikkagi, mul tuleb see nagu gaas maha või filter tuleb eest ja siis ma ütlen, ja siis ma ei ütle enam vaata heaga või niimoodi, et pehmel, vaid siis ma tulen nagu ütlen, et kuule, et see on bullshit, nagu tõesti, see ei ole okei, see ei ole normaalne, et mul oli väga intensiivne töö ka restoranis muidugi, seal on seal juhtus kõike, sa ei tea, sa lähed tööle, sul pole õrna emaga, sul võib, ma ei tea, elekter kaduda ära, restoran põlema minna, keegi tuleb purjuspäi tööle, seal oli kõik, ma olen kõike näinud, et see pöörane mingis mõttes oli äge, aga see oli liiga palju minu jaoks ja ma mäletan lihtsalt, kuidas 1. aprill mu juht tuleb, lendab sisse, ma mingi tere, lihtsalt, et kaugelt nagu lehvitan on ja üle saali hakkab mind teistes sõimama, sest et terrassilauad ei olnud väljas ja ma ütlesin, et vabandust, et jah, 1. aprill väga ilus ilm oli 15 kraadi ja ma ütlesin, et jah, et need lauad ei ole nagu tellitud, need tuleb tuua, et sellega läheb aega, et ma pean organiseerima, mul on vaja selleks 2 nädalat ette tead või saega. Ja mingi, et kas sa oled loll, kas sa ei saa aru, et inimesed tahavad õues olla ju Soome turisti. Kust sa said teada, missugune ilm tuleb? Eesti ilmateade pole kunagi. Ma ütlesin, et ma ei loe, mina ei loe mõtteid. Ma ütlesin, et vabandust, ma ei tulnud selle peale, kui mul ei ole kommunikeeritud, et 1. aprilliks on vaja need lauad. Ja ütlesin, et kui sul on midagi öelda, palun lähme kontorisse. Sest kõik kliendid, minu töötajad vaatasid mind, terve saali täis inimesi ja see oli nii alandav, et see on täpselt klassikaline näide sellest, kuidas meie tavaelu on täis vägivalda ja me normaliseerime seda. Selline käitumine on absoluutne vägivallaakt, täiesti lubamatu ja peaks olema kriminaalkorras karistatav, on minu arvamus. No võt, ja muidugi ma ei osanud sellist reaktsiooni oodata siin hommikul või lõunavaiku. Mina oleks dokumenteerinud, pannud kellaajaliselt paika, kuna mul on ajakirjaniku mälu, ma mäletan tsitaate kuni 3000 tähemärki, täiesti täpselt, kirjutanud kõik selle üles, ilma ühegi emotsioonita, fikseerinud olukorra ja läinud töökaitseinspektsiooni või kuskil. No võt. Ja minu lahendus oli see, et jällegi ma ei tahtnud tegelikult minna ja võidelda konflikte ja kõik seda, siis ma otsustasin, et ma lõpuks läksin 6 aega hiljem läksin ära sealt, 1 kuu või 2 midagi sellist umbes, et ma nägin, et tead see koht, ma ei saa lasta endaga niimoodi käituda, ma sellistes olukordades lihtsalt lõpuks nagu lähen ära, et ma ei hakka nagu seal, mina ei ole see võitleja on ju. Ma ei ole kusjuures, tead kui huvitav see on, ma ei ole tegelikult, mulle ei meeldi laupkokkupõrge. Ma olen strateeg, mina olen väejuht see, kes ei lähe lahingusse, aga ma ei talu ka ebaõiglust. Ja selles mõttes, et inimesed, kes on teinud ebaõiglust, ega ma küll, keegi oleks võinud teid hoiatada minu eest, jah, aga üldiselt keegi ei arva, aga ma olen väga strateegiline ja ma ei unusta ka asju. Ja tavaliselt, kui keegi minu kaaslastest, kui kedagi minu inimestest ründad, ma vaatan, et ähvardan sinut aga see on lihtsalt nii, et ma olen sõdalane ja mul on õiglustunne ja see on nagu, kuidas ma ütlen, mina saan väga hästi aru, et taludes
vägivalda vaikides, sa ju oled üks nendest, kes õigustab. Paraku nii on. Ma lihtsalt sel hetkel otsustasin, et ma olin 27, ütlesin, et noh, tead, minu töö ei ole täiskasvanud inimesi õpetada, tegemist on palju vanema inimesega ka minust. Meesterahvas või naisterahvas? Meesterahvas. Mul on olnud naisjuhtidega, mul on parem läbisaamine olnud alati, meesjuhtidega väga seinast seina, aga kaldub rohkem pigem negatiivsele. No, ütlen mina arvan, et inimesed on muidugi igast puust ja on igast küll, jah, soost on. ja igal pool on kõike. Et siis ma olin ka, et ma arvasin, et see on võitlus, mida ma ka kusagil inspektsioonis ei võidaks või noh, see võtaks mul nii palju aega, närve ja kõike seda. No jah, see kulu versus tulu, et mis sa siis saad, et ega tööle ennistamist sa ei saa, mingi kompensatsiooni sa tõenäoliselt saad, aga kas see on neid värve väärt? Võib-olla tõesti ei ole värve väärt. Et sa tegelikult nõustun. Ma ütlen ja ma teadlikult valin need lahingud siis enda jaoks ka. Et on mingeid asju, kus ma olen valmis, ma lähen, mul on tuleb, mis tuleb, aga mingitel kohtadel ma näen, et see vist ei ole väärt minu aega. Et isegi kui siis on ebaõiglus ja see ei ole normaalne, aga lihtsalt ongi, et eemaldun. Kõik asjad ei ole tõesti väärt ka. Et selles, mul on ka sellega nõus. Et iga võitlust ei ole ka mõtet võidada, iga asi oli sinu jaoks ka. See on ka, see on tegelikult lihtsalt ajakulu on nii suur. See on täpselt see, et kui ma ajan iga selle võitluse taha kinni, siis ma ju kukun oma voolusängist välja. Selle koha pealt ma täitsa tegelikult austan seda ka. Ja see, et sa liikusid edasi, see on ka ju, näitab ju sinu eneseväärikust. Et ma ei luba sellist kohtlemist ma endaga ei talu. Just, sest mul oli selline kogemus, kui ma olin 22, mul oli pärandivaidlus, kuna mul vanaisa lahkus ja mul vanaema ka on surnud. Ja mulle kõik ütlesid, et mine oma onuga kohtusse, sul on õigus saada seda, mine võitle seis, ma olin 22. Ja lõppkokkuvõttes oli see, et isegi kui mul on siin õigus, mul ei ole ei ressurssi ega aega teadmisnärve, et minna ja pidada pikka lahingut oma sugulasega ja hakata siin nõudma seda ja teist. Et see ei olnud päris nii mustvalge, et need pärimisasjad ei olnud, kui ütleme niimoodi, et kui inimesed oleksid teises järjekorras lahkunud, siis oleks teine asi olnud või teisel ajal, aga need asjad läksid niipidi ja lihtsalt notar oli ka selline, et nii ja naa, et ei tea, et mõtlesin ka, kas ma tõesti lähen oma onuga kohtusse või see ei ole ju, ma ei näe, mõtlesin, et aga las ta võtab, kui tal on vaja neid asju, kui tal on vaja seda korterit, seda autot, kui see on see, nagu siis on nii, et eks ma leian endale ise või. Ja ta võttiski? Võttis kõik, jah, panin oma kodust ilma. Vaata on paljud asjad elus, mis pimestavad või mina ütlen, et sul tuleb peale mingisugune asi, mis tuhmistab sinu südame hääle ja inimlikkuse. Ja üks neist on ahnus. Et ahnus on selline asi, et inimesed teinekord, nad võivad ennem ja pärast sulle normaalsed. Aga kui see ahnus ajab neil need saatana silmad põlema, no tegelikult samamoodi tuhmistab ka kirg inimest. Ja on veel terve radu asju, ehk siis... Ma arvasin, et ta oli ahne, aga hiljem me tegelikult leppisime omavahel 10+ aastat nüüd hiljem ära, kui mul ema ehk siis tema õde lahkus, siis ma üllatasin, et ta tuli mulle appi siis, kui oli matus ja siis oli nõus maksa urnimatuse kinni ja tuli mulle toetas, sõidutas mida autoga. Ma ei küsinud talt mitte midagi, sest ma ju jäin kõigest ilma. Aga ta oli ju tegelikult võlgu sulle, päris ausalt. See ei pruuginud mingi südameheaduse pööre olla, vaid ta lihtsalt südametunnistus koputas, kui see esimene... ma olen näinud inimesi, kellel lähevad silmad täiesti pahupidi ahnusest. Ja siis ma mõtlen, et sa ei ole seda inimlikkust piisavalt kasvatanud endas, see on tegelikult ka töö. Ta ise ei kasva, ta ei nagu sellises lihtsas jõude elus ei kasva sinu inimlik kvaliteet. Aga seal oligi see nüanss, et tema nägi ennast ohvrina, sest et tema isa suri ja tema isa jättis talle kõik pärandiga ja nii oli, see on fakt ja tal oligi õigus. Ja kuna tema isa ei olnud hea isa, siis ta nägi, et see ongi kompensatsioon, sest minu isa hülgas mind ja mina olen ohver ja ma väärisingi seda, sest ma pidin tema eest hoolitsema siin viimased aastad ja ta ei ole kunagi mul elus olnud. Et ta ei näinud seda, et aga mina olen ka. Ja mina nägin ennast ohvrina, et mina väärin, sest et see on minu kodu ja ma elan siin ja mul on vaja ja et mul on raske. Ja ma kaotsen vanaisa, et siin oligi see, me nägimegi oma mätta otsast, et mina olen ohver versus sina oled ohver, ja lõpuks, kui me suutsime nüüd oleme palju vanemalt ka, et me istusin maha ja ma rääkisin temaga, ütlesin, mis tunde minust tekitas, siis ta nagu vabandast, ütles, et ta nüüd saab aru sellest, aga tol hetkel tema nägigi seda niimoodi, et tema kannatus
tema isa on noh, kõike ja ta absoluutselt ei mõelnudki kaugemale sellest. no aga see on väga, mina ütlen, et see, et kui sa ei näe, ei ole eneseõigust, kuidas ma ütlen, rumalus ei vabanda halba tegu. Okei, see on aus, aga mul ei ole tema vastu mingeid negatiivseid emotsioone või ma olen nagu lahti lasknud, et no see on sinust jälle ka väga küps, sest mis sa ikka kannad, see on iseenda turja peal kivi. Sest- Iga viha on kivi. ja ma olen ka näinud seda, kuidas see on nagu, esiteks mul ei ole väga palju sugulasi, kellega ma üldse suhtlen või nagu, kes mul alles on veel. Ja teiseks on see, et ma olen näinud, kui inimesed kannavad seda vimma endas ja mul oli õigus ja ma pidin saama mingi maja või mis iganes see on ju, siis sa ennast nagu minu arust nagu hävitad seestpoolt selle kibestumisel vihaga, et sa kannadki, et aga see inimene elab nagu ta elab elu edasi, ta ei mõtle enam selle peale, et. aga sa tead, et kõik need asjad kirjutab elu sulle näkku, on ju? Need salavimmad, solvumised, need on kõik näkku kirjutatud. Meil on siin näo lõualihast juures on teatud selline pinges, mitte nagu langev suund, surutud suund. See on hästi spetsiifiline. Sellest sa näed, mis on allaneeratud sõnad, mis on solvumine. Ja vimm on sul spetsiifilise nurga hästi sügavad need kortsud. Seal on, elu on nagu suht aus, et iga asi on tegelikult näha. Ja ma arvan, et minu jaoks elu on liiga lühike, et pidada vimma, ma lihtsalt ei jaksa. Ma arvan, et ma tahan edasi liikuda. Jah, loomulikult, eks ma ikka solvun ja eks ma ikka saan haiget. Ma pidasin vimma pikka aega, aga lõpuks ma nägin, et teised liiguvad eluga edasi. Ma olen ikka selles samas kohas nagu endaga, et ma tundsin, et vahet ei ole. Ja küll ma leian endale võimalused, küll ma ehitan siis enda nagu seda impeeriumit või et omad korteri või mis iganes. Ja tegelikult, kui ma ju restoranis töötasin, ma olin 27 ja ma ostsin enda esimese korteri siis ise sisse maksa, kogusin raha, mitte keegi aidanud, kõik pidin aru saama, käima seal notari juures, mitte midagi teadnud enne sellest maailmast ja ma olin väga uhke, sest et ma saan öelda, et see on 100% nagu minu töö ja vaev, et mul ei ole nagu keegi, ma ei tea, isa andnud midagi või toetanud, mis oleks tore olnud muidugi, kui oleks, ma oleks hea meelega vastu võtnud, aga keegi ei saa öelda, et mingi mees umbes ostis sulle midagi või sulle vanemad andsid, et ei, sest et nagu seda ei ole olnud, et ma olin väga uhke ja lõpuks ma tundsin, et ma saan olla nagu edukas ja liikudagi elus omas tempos, omal teekonnal, niimoodi, et ma ei pea kogu aeg võrdlema või see, millest ma nüüd ilma jäin, kogu aeg jääma sinna kinni, ma ei saanud seda ja ma jäin sellest ilma ja ma pidin seal seda saama, et mulle ja see arusaam tuli siis, kui ma käisin ühe korra Tallinna kesklinna linnaosavalitsuses, sest mul oli, ma tahtsin seda korterit osta, aga korteriga oli probleem paberimajandusega ja arhitektiga reaalselt käisin vestlesin ja rääkisin sellest, et ma tahan seda osta, aga mul pank ei anna laenu, sest et seal on mingid sellised asjad. Ja mul arhitekt ütles, et aga kui sa liiga palju tahad ja surud midagi ja sulle kogu aeg tuleb sein ette, et see nagu äkki siis sa ei peaks seda saama, seda korteri. Ma ütlesin, ei, ma tahan seda korterit, ma tahan. Ta ütles, et aga et kui sa saad ainult ilma pangata osta seda, ma ütlesin, mul ei ole nii palju raha, et mul on vaja panka, et mul oleks vaja, et see dokument saaks korda. Ja ta ütles, et ma ei saa sellele alla kirjutada, seal on põhjus, miks see ei ole nii, nagu see peaks olema, et sa ei saa. Ja ma nutsin ja ma olin nii vihane, ütlesin, et aga ma tahan seda korterit ja ütlesin, et ära suru, et tead, vahel on hea see asi, kui sa ei saa seda. Ma saatsin ta igale poole pikalt ja ma olin täiesti okei. Aga lõpuks ma siis loobusin, sain oma broneeringu raha tagasi, ütlesin, sorry, ma ei saa laenu, mul ei ole raha seda osta, okei. Ta müüs maha selle korteri ühele teisele naisele. Ja 3 nädalat hiljem oli majas suur uputus, niimoodi see korter uputati täiesti torud läksid katki, ei leitud üles viga ja seal oli kapitaalremonti vaja, sest vannituba köök oli kõik rikutud, seal lihtsalt vett oli täiesti kõik kohad täis. Nii et ma oleksin saanud sellise jama endale tegelikult, et ma tegelikult olin pärast tänulik sellele arhitektile, et ei olnud minuga nõus ja et me ei saanud neid paberid korda. Aga selle koha peal sa tõid üldse tee asja välja, et kui on nagu täiesti sein ees, siis usu mind, seal on kõrvaluks. Et see ongi elus niimoodi. Ma muidu ei usu nagu, et mingit saatust või niimoodi, aga sel hetkel ma tundsin, et ma nagu niimoodi surusin nagu läbi, nagu ma oleks mida iganes teinud. No, läbi seina saabki suruda, sa saad läbi seina suruda ka, seal on lihtsalt alati hind, aga see hind on ebamõistlikult kõrge. Ja mina ei tee kunagi ka neid asju, et kui ma näen, et nagu see ei ole minu jaoks, et ma nagu suhteliselt kerge käega hinganda välja ja astun edasi. Selle koha pealt mina olen selles mõttes vastanud, mul läheb kaua aega kõigepealt. Sellest ma millest aru saan, sa võid mulle 30 korda öelda, ma mingi, aga ma ei võta seda vastu, ma lihtsalt olen okei. Ja siis ühel hetkel, kui käib see klikk ja ma nagu tean, mis vahet ei ole,
ma lasen lahti, ma annan, selle mitte nagu halvas mõttes annan alla, vaid ma nagu loobun või et okei, ma liigun millegi muuga edasi, siis alati on see, et midagi paremat tuleb, Tuleb, aga et isegi kui ma tol hetkel ma olin nii endast väljas ja nutsin ja vihane, et aga pärast ma sain endale palju parema korteri, kus mul ei olnud selliseid probleeme ja ma olin väga rahul, et ja veeuputusest pääsesid ka. ei, see oli nagu pöörane, et see omanik helistas mulle, ütles, et tead Sille, et täiesti crazy, et see torud niimoodi lõhkesid majas ja nad ei leidnud üles seda leket, see niimoodi uputas, seal oli ikka, saatis mulle pilte, ma õõvastasin ja vaatasin, mõtlesin, et mida ma oleks teinud, mul ei oleks olnud seda raha, et remontida Ja täiesti. kindlustust. Ma ei tea, kas seal oli. Kindlustus katab muidugi liiga jaa, vähe. aga kus sa elad samal ajal, Ja, kui seal ja, on, seal on kapp nagu tõesti kõik mööbel on rikkunud, seinad, põrad. Ilmselgelt sind tegelikult Oti, mul on ka selliseid lugusid ja ma olen tegelikult, vaata kui ma intervjuusid teen, sa tead, kui palju inimesi Estonia peale, ennem seda neil midagi juhtus. See on terve hulk inimesi. Crazy. Seal on lihtsalt ja siis ma mõtlen, et aga mis nende teistega oli, et miks kas nende kaitseinglitel olid käed väsinud või nad magasid või nad olid teise unemati juures või nad ei kuulanud. Et kui seal oli ikkagi kümneid ja kümneid inimesi, kes mingil viimasel hetkel ei läinud ja siis ma mõtlengi just, et okei, väga ilusad neid hoiti, aga loogika järgi hoitakse kõik. No vot, siinkohal ma ütlen, et kui on mingi selline tragöödia, et siis vahel ongi elu ebaõiglane karm. Et ei olegi selgitust, miks meil on sõda või miks looduskatastroof või laeva, et lihtsalt juhtub, et siin nagu, ma saan aru, et inimesed tahavad seda otsida seda tähendust ja igal asjal ei ole, jah. Aga see on minu isiklik nägemus, et ma ei vaidle suga vastu, et ma ise näiteks ei poolda seda, kui hakatakse rääkima, et need inimesed soovisid enda surma, sellepärast läksid sinna laeva peale. Mingit sellist juttu, et ma olen läinud seda internetis. Ei tohi sükst juttu rääkida. Ma olin nagu, et stops, kuulge, nende perekonnad ja lapsed on nagu siiani elus, et see ei ole kindlasti okei asi, mida öelda, et need inimesed kuidagi manifesteerisid või soovisid endale seda. Ma isegi olen hämmingus, et nii rumalat juttu keegi fabritseerib. No isegi üsna tuntud inimene on seda öelnud, et minu jaoks oli ka, et see ei ole okei ja see ei aita ka neid, kes jäid ellu, et või siis lahkunute lähedased, et sellised sõnavõtte jäta, tead mis, räägime sõbrannaga kusagil veinitades on ju, et aga ära mine kuhugi avalikult ütlema midagi nii õudset. Seal on, minul on nagu endal üks hästi siuke ere kogemus, kus ma oma intuitsiooniga astusin tast üle. See oli, me olime GR11 tegime Püreneedes ja see oli selline hooaja algus ja oli hästi palju lund ja jääd. Ja oli rajavalikud, hästi hommikul vara läksime välja, oli selline härmastanud ja oli rajavalikud, üks on nagu raskem rada, nagu edasi jõudnud matkajatele, teine oli kergem rada. Ja kuna me tegelikult oleme väga palju matkanud, mõlemad väga heas füüsilises vormis, siis loomulikult meid tõmbas raskem rada ja siis minu kaaslane oli ka väga nagu, et tema tahab sinna ja mul on korraga intuitsioon. Ei, see on vale tee, mine sinna. Siis ma ütlesin talle seda ka, ta ütles, aga kus sa tead, keegi ei tea ju. Ma ütlesin, ei, vale tee. Ja siis meil oli siuke lühike vaidlus sel teemal, aga ta jäi peale, sest tema ütles, et tema ei lähe mingit kergemat teed, sest ta on nii kõva vana, on ju. Ja ma ka võtsin nagu selle väljakutse siis vastu. Okay. Ja reaalsus oli see, et see oli, rada oli täiesti läbimatu. Me olime nagu niimoodi surmasuus, ehk siis seal oli kiilas jää, mille peal saad käpuli nagu ämblik ja seal on hästi suure kaldega ja siis on see tropp 1000 meetrit ehk üks vääratus ja seal on kindel surm. Ja see oli pikk ala selline. Ehk ma tulin 4 käpukil nagu mingisugune ämblik naine ja siis ma vaatasin, et mida ma siis selles olukorras teen. Ma sain aru, et okei, intuitsioon, anna andeks, palun. Ma enam mitte kunagi su vastu ei lähe ja ma pole läinud rohkem, aga see oli viimane kord, seda ma mäletan. Ja siis ma mäletan, et kui sa oled selles nagu ela või sure olukorras, selles mägedes ei ole nalja. Ei muidugi. Ja kui kaua võtab aega, keegi sind päästma tuleks sinna? Nalja teed, keegi ei tule, see on, kui see on läbimatu, mitte ükski päästja ei riski oma eluga. See on aus. Võetakse sisse see 2 inimest kaotust ja kõik, et mitte keegi ei tule sinna, see ei olnud võimalik ja siis ma vaatasin, mis mu keha teeb, et see on nagu, vaata, ma ütlesin, ma olen sõdalane, on ju. Mul täiesti pea läheb külmaks, ma olen täiesti mehaaniliselt teen, kontrollid iga sammu. Mul ei olnud mitte ühtegi emotsiooni, mul ei olnud paanikat, ma ei hakanud nutma, ma ei hakanud kartma. Ma sain aru, ma olen nüüd siin, ma pean siit välja tulema.
kriisiolukord. jah, ja ülirahulik ja teedki niimoodi natuke nagu robot ja tegime ära selle ja me oleme elus mõlemad. Ja siis õhtul olime seal Mägimajakeses onju, siis kuna ma räägin itaalia keelt ja prantsuse keelt ja niimoodi ja ma saan aru, miks nad rääkisid itaalia keelt, kas see oli Itaalias, siis ma ei mäleta, igatahes see oli. See ei ole tähtis, aga igal juhul istume seal mingite oma suurte vorstide ja pastataldrikute taga ja siis tuleb mingid, ta on nagu mäe siuke pääste on. Üks mäepääste mees küsib siis, et umbes, et kas see kuru on läbitav. Teine ütleb, et ei, see on täiesti läbimatu. See on eluohtlik, sinna mitte mingil juhul minna ei tohi. Ainult 2 hullu tulid sealt pealt täna. Ma ei tea, kuidas nad alla said. Et umbes, et nõngus täiesti, paatsad, täiesti hullumeelsed. Ja need olime meie ja siis me olime hästi vait. Upsi, oleb ellu jääb. See on see jah, mingi eestlaslik ka, et ei, ma ikka lähen. Ei nagu, miks? See on täiesti ainult idioot võitleb loodusega. Kellele sa tõestad? Sellele ma ütlen, selle jäätükil on täiesti ükskõik, kes sealt alla kukub. See on üks asi, ma saan aru ekstreemspordist, aga näiteks ma ei saa aru nendest, kes lähevad koobastes väga väikestes avades kusagile täiesti, see tundub minu jaoks nii hirmus, et ma saan aru, et see on mingi adrenaliin ja kõik, aga kui sa tõesti pimedasse koopasse lähed mingi auku lihtsalt, mis on nii kitsas, et ma ei tea, et mingisugused sükst harrastused on mul alati olnud nagu. Aga aga tulemus ongi see, et intuitsioon ju ütles. No siinkohal jah, ma oma kõhutunnet ikkagi usaldan, et kui mul on midagi ka, et midagi selle inimese juures või midagi siin on, et jällegi ma lähen eemaldan ennast olukorrast üldiselt, et kui midagi ma tunnen, midagi ei sobi, ma ei oska öelda miks, sest mul on vahel inimestega, et ütlevad, et on nii toredad ja meeldivad ja nii ägedad, aga mul üldse vibe, ma olen täiesti, ma ei salli seda inimest, ma ei tea miks, aga ma lihtsalt ei salli seda inimest. Mul on sarnane, mul ei ole see, et ma ei salli teda, aga ma tean, et ma ei taha taga mingit tegemist teha. Ja ma ei oska seda, ei ole midagi valesti teinud, ta lihtsalt nagu ei. Ja mul ei ole isegi tema suhtes, mul ei ole isegi ühtegi hinnangut, ma ei arva tast üldse midagi, aga ma ka ei taha arvata. Ja selle intuitsiooniga konksu koht on muide see, et te mõtled, ma olen nii intuitiivne, küll ma armastan kõiki, elu on õudne lilleke. Tegelikult on hoopis teistmoodi. Tegelikkuses on neid suuri ja säravaid jaasid on väga vähe ja väga paljude kohtade peale. Sa ei pea sinna minema, sa ei pea seda tegema, see ei ole sulle, see tee ei ole sulle, see inimene pole sulle, see ülesanne pole sulle, see aeg ei ole õige. See on lihtsalt nii palju on seda, et ära tee. Ma olen nõus. Ja siis ma ütlen, kui need eisid nagu on vähe, siis äkki su intuitsiooniga tegelikult ei tööta. Võib-olla tõesti, no selle koha peal ma arvan, et ma veel õpin oma kõhutunnet ka usaldama, et mul on ikka mingid asjad, ma tunnen vahel, ma jooksen kokku ja samad probleemid tulevad, et ma just see nädal ka rääkisin oma psühholoogiga nendest, et kuidas ma saaksin teha niimoodi, et ma ei jookseks kogu aeg see sama küna otsa nii-öelda, et ma tunnen, et aastast ma olen täpselt samas kohas ja see tohutult häirib. Ja siis sain ka väga nagu häid mõtteid kaasa, et mida ma üritan siis, aga see vaata muutus tule ka niimoodi üleöö, vaid see tuleb selline järk-järgult. Aga tead, sa ei ole, mul on endal sama tunnet olnud muidu, et ma olen jälle samas tsüklis ja samas kohas, aga tegelikult see ei ole. Tegelikult see spiraal läheb ikka kogu aeg edasi, aga lihtsalt vahepeal need samad vaated tulevad, aga tegelikult sa ei ole samas kohas. Sa ei ole sama ringi peal, sa oled tegelikult elukogemuse, mingite avanemiste, mingite märkamiste võrra oled sa alati rikkam ja see progress on ikkagi toimunud. Ehk see kannatakustune on õudselt vastik tunne ja ma olen ka selle peale palju mõelnud. Aga ei, see, ütlen nii, et mõistus valetab ja see on see koht, kus ta valetab. Nojah, ma tean, ma olen väga kriitiline nende suhtes, sa oled ise ka seda ju oma podcastis ka ju tõid seda välja, et see on asi, ma üritan olla endaga suurem sõber tõesti ja olla kannatlikum ja lahkem endaga, et see on tohutult raske, et ma olen väga nõudlik enda osas ja see on juba raske tõesti. See on tõesti nagu, et kui ma tunnen, et ma lasen nüüd mingi standardit alla, aga tegelikult isegi kui ma lasen, siis nagu ei ole maailm ära lõppenud või ei ole midagi või et tegelikult keegi ei pannud tähelegi, et keegi ei tea, mis mu enda standard on. Et ma olin näiteks ka selle podcastiga alus, ma ei nagu see peab täpselt sel kella, iga neljapäeval peab see osa ilmuma täpselt kell. Nüüd viimast osad mul on olnud nii kiire, et ma ei ole jõudnud seda ajatada ja panen samal päeval üles, mõned tunnid hiljem mitte keegi pole kirjutanud, et miks see tuli 3 tundi hiljem. See on minu peas endal, et mul peab olema väga spetsiifilised, väga konkreetselt mingid asjad, aga tegelikult teistel on jumal suva. Tead, mis nali on selle kohta? Seda rääkis mulle üks väga hea juhtimiskoolitaja, aga kuna mul on
kuidas ma nüüd ütlen vahele selle, et ma olen ju siuke üliobsessiivne, et kui mul mingi idee tuleb, ma tahan seda teha, siis ma tahan seda teha kohe, ma tahan seda maksimaalselt õppida ja siis ma panen nagu täie rauaga, kuni ma saavutan. Ütleme niimoodi, et enamus asjadega on nii, et kui sa oskad seda natukene, siis tegelikult sa nagu peaaegu ei oskagi. Aga selleks, et sa saaksid seda nagu kasutada, sa pead päris nagu normaalse taseme saavutama, mis on tõesti vist öeldakse mingi 10 000 töötundi. Ja kuna minul läheb aju hulluks, siis ma teen selle kohe ära, nagu öö ja päeva vahesid pidamata. Ja nüüd viimase obsessioon oli see, et see juhtimine, avastasin selle, kuna mind ju tikutati karvupidi tiimi juhiks, ma ei ole kunagi juht ambitsiooni pole mul olnud. Ja lihtsalt mingi hetk oli lihtsalt see, et on vaja mingit väga andekaid, väga võrratuid inimesi, on vaja kedagi, kes päriselt neid mõistab ja toetab. Ja kuna ma ei tahtnud, et keegi võtab nagu selle geeniuste kamba ja teeb neile liiga, siis seda tegema. No võt. Aga igatahes siis ma õppisin, aga nüüd ma jõuan selle pointini, mis oli see, mis ma sain sealt juhtimiskoolist, et sinu 100% on mõne inimese jaoks täielik kosmos, ta isegi ei kujuta ette, et see on võimalik. Kui sa teed oma 80%, siis enamus inimeste jaoks on ammu ootus ületav tulemus. Aga tõsi on see, et kui sa teed ka ainult oma 20%, siis on see ootustele vastav tulemus. Seda mul on nii raske mõista, aga ma olen kohanud seda töövestluses, mu inimesed on küsinud mu käest, et kas ma liialdan või valetan oma tegemiste kohta, mida ma olen teinud. Ütlesin, et ei, ma mitte kunagi CV-s ei valetaks või et see tuleb küsimus, et aga millal sa siis nagu puhkasid või kuidas, et milline su töötempo oli, et kas nagu, et lõunapause võtsin, ma mingi mitte nagu väga, et ma paningi kogu aeg hullu ja tegingi väga-väga palju ja 4 projekti korraga ja et see ei olegi mõistlik, ma saan aru tegelikult, et see ei olegi normaalne. Aga ma olin nagu, ma tegin seda ja seda, et vau, et kuidas sa jõuad. See ongi see, et nagu, aga see ei tähenda, et kõrged standardid ei peaks olema. Meil on ikka tasub alati oma 100% vähemalt teada, aga me ei pea seda igal pool andma. Ja see on täiesti, ma ütlen, see on ka iga võitlust pole vaja võidelda ja igal pool 100% anda on raid. Ausalt. Ma olen nõus, sest mul on ka, et mu sõbrad on öelnud ka, et Sille, sa võid meid kokku saada ka siis, kui sul ei ole maailma parim tuju või kõik ei ole super hästi, et jumala okei, sest et mul on ka, et ei, ma saan kokku siis, kui kõik on nagu hästi ja mul on raha ja mul on ilus meiki ja mul on ilus riided ja kõik on nagu jällegi kureeritud on ja sõbrad, me teeme 25 aastat siin, vahet ei ole, kui sa korteris, ma ei tea, riided on pesemats või unikus seal kusagil või et meid ei häiri mingisugused nõud või et see ei ole nagu teema, et see on mingi ka, et aga minu standard on see, et kui sa tuled külla, et siis peab kõik olema laitmatu. Viiekäigul on õhtusöök. ja tõesti, ja kui mul on sõbrad, kui ma tean, et nad tulevad, ma teen neile päriselt restorani tasemel toitu ja hoolitsen kõikide vajaduste eest ja mis iganes sul on veini, sa jood punast veini või valget või aga ma tean täpselt, mis veini sa jood. Mul tuleb ka ikka see Itaalia mamma lööb välja ja siis ma ikka aga ma tahan seda hea meelega teha, aga nüüd ma olen õppinud, et okei, te võite ka mulle ette teatamatu tulla küll, aga siis arvestage, et korter ei ole ideaalne, aga mitte keegi ei ole ühtegi, kedagi ei huvita tegelikult, aga mind ennast nagu häirib see. No seal on kontaktil on vahe, sõbral on hästi suur vahe. Need inimesed, kes on sinu hinge sõbrad, nendel on täiesti poogen kõigist nendest välistest kihtidest. Ongi. Ja me kaastasime, ma teadsin 3. klassist. Ja, aga kõik ei ole hinge sõbrad, mõned on sinu saavutuste sõbrad, mõned on sinu positsiooni või sinu ilu või hoopis mingite, inimestel on väga palju motiive, miks su sõber olla ja ega sinna hinge juurde kõik ei jõua ja kõik ei huvita ka. Ei peagi jõudma, ma arvan. Ja ega see, ei olegi vaja, eks ju. Ja ka nende teiste tasandite vennad, nende jaoks võib see probleem olla küll. Ja teinekord on isegi hea, saad teada, kes on kes. Seda küll. Võt selle osa lõpetuseks tavaliselt ma otsin internetist oma külalise kohta mingisugust kas naljakat või negatiivset kommentaari või lihtsalt, sest et mulle meeldib, ma räägin, nagu alguses rääkisime, et alati on midagi õppida, alati leiab midagi ka huvitavat või absurdset, et see nagu võimalus siis oma nii-öelda heiteritele ka midagi öelda. Aga sa oled üks siuke harukordne külaline, kelle kohta ma tegelikult midagi ei leidnud sellist tõesti ei leidnud ühtegi kommentaari, mis ma nagu oleks võinud tuua kaasa, aga ma leidsin, et sinust on positiivselt räägitud uutes uudistes. Kas sa seda teadsid? Keegi mulle kunagi saatis, jah. Et seda ma ei teadnud sinu kohta, et ma leidsin üles, et täitsa uutes uudistes on sulle kiitus lausa.
seda ma ei ole enne näinud, vot seda, see oli minu jaoks, et olen sattunud sinna nagu negatiivses võtmes või mu sõbrad on alati negatiivses võtmes olnud, aga sind kiideti ajakirjanikuna, et sa oled naiselik naine, kes vaatab maailma südame ja mõistusega. Ma olen selle pealkirjaga 100% nõus, aga selle sisuga mitte, sest et tegelikult sul oli päris provokatiivne artikkel 2019 ilmus, et sooneutraalsus on vägivald. Ja sellepärast see oli uutes uudistes, sest et konservatiivid nagu nõustusid selle vaatega. No ma ausalt päris tausta ei mäleta sellel lool. See oli see, et see oli see, et peab suruma peale, seal oli mingi selline kontekst, et peab suruma peale, et ei tohi klassis öelda poisid ja tüdrukud. Ja siis see tundus mulle liiga radikaalne. Just, ja see oli mingi kunstlikult, et ma mäletan, mis alternatiiv oli. See ei olnud isegi inimene, vaid oli kas isik või mingi selline väga veider konstruktsioon oli seal. Ja see tuli ühe kunstiakadeemia, kusjuures väga andeka kuti tööst. Ta oli, mul nimeliselt ei mäletas, aga neid andekaid on nii palju sealt tulnud, on ju. Aga jah, ja siis ma mäletan, et minu lastega oli meil sel teemal ka juttu ja nemad ütles, et see on nii segadust tekitaja, et mis nad siis on, et neid tegelikult väga aitab, kui see, kui on ühed on poisid, ühed on tüdrukud, kes ise soovib on midagi muud, et igaüks siis nagu valib, aga mitte see, et me peame kõik olema neutraalsed. See on väga eksitav neile ja väga siuke nagu suur stressi tekitav. Ma mõistan, selles mõttes selle ma lugesin su selle artikli läbi, ma ise nagu, ma saan aru, kus see tuleb ja ma ei poolda ühtepidi ega teistpidi radikaalsust, et ma näen ohukohti mõlemas, et kusagil see kuldne kesktee on alati õige minu jaoks. Kuigi ma ütlen lihtsalt, ma ei ole nõus, sest et ma tean mittebinaarseid inimesi, ongi sooneutraalseid inimesi, ma aktsepteerin neid sellisena, nagu nad on ja valik peab olema. Et seal on jah see, et see on igaühe personaalne definitsioon. Aga lihtsalt see, et me nagu noortel inimestel natukene, minu lastel on küll see, et nad tahavad küll palju vabadust, on ise otsustamisõigust, aga mingid sellist nagu, aga mis variandid on ju. Ja see on minust täiesti okei, et no ma olen saanud tegelikult oma podcasti kurja kirju teemal ka, et miks ma räägin naistest ja meestest, et umbes nagu ei tohi kasutada selliseid soomääratlusi. Tohib ikka. Jah, ja siis see oli ka nagu sellega seotud, et tegelikult ongi igaüks määratab peast ise, aga on osad inimesed on täiesti selgelt soolised ja mõned siis määratavad ennast siis mittebinaarsena. See ongi niimoodi minu meelest kõige parem. Just, et see oli lihtsalt väga provokatiivne see, et sooneutraalsus on vägivald. Tegelikult ma saan aru, sa mõtled, et vägivald surutakse peale midagi. Ja see, et sa ei tohi olla jah tüdruk ega poiss, ega sa pead olema, kõik on nagu lihtsalt sellised sootud olendid, et see minu meelest ei ole terve, päriselt. Kui vana see tuli 2019, oota, Matas ma väga hea ei ole. No sellest on mõnda ka 7 aastat. Nad olid suht väiksed ja siis meil oli, ma mäletan, meil oli sellel teemal juttu ja siis nad ütlesid, et tead, emme nii segaseks läheb, et siis on nagu päris raske saada. Kusjuures ma ei ütle ka seda, et minu oma peres kõik lapsed on väga defineeritud selliste stereotüüpidega sina peal, üldse mitte, aga see on okei. Täiesti okei. Et mulle ka ei meeldi, kui surutakse peale jällegi seda väga binaarset lähenemist, ehk siis, et on naine ja mees ja midagi vahepealselt ei ole ja kõik peame olema, et kui sa nüüd kannad pintsak kostüümi, siis sa liiga mehelik ja et õige naine kannab ainult see on lihtsalt täis absurd, ma ütlen. Seda ma ka ei poolda nagu. No see igasugune aiast välja sõitmine vägivald, et üldse, et mina kui laiendada seda, siis üleüldse mingite reeglitega inimese ellu liigne sekkumine ka vägivald. Et kui keegi teine otsustab, et kuidas sa pead midagi olema või kuidas sa ei tohi midagi olla. Aga see, jah, ma tegelikult väga täpselt seda konteksti ei mäleta, aga mingid hindid, mis mul tulid, ma pakun, et sealt see tuli. See tuli jah, nagu seal Tallinn Fashion Weeki kontekstis, et tehakse nagu liiga palju sellist unisex või siis sooneutraalseid rõivaid, miks ei või olla meestele ja naistele disainitud. Aga see on ka minu arust kunst ja kui inimene näeb, et ta tahab väljendada enda... Aga seal võibki tegelikult, milles on, tegelikult puudub seal probleem, miks peab olema üks või teine. Reaalselt mahuvad ju kõik ilusad ära ja ruumi on isegi üle veel. Ehk siis üldse selle nagu vastandamine, aga muidugi see, ma saan aru nende kontekstist, et nendele jaoks on üks või teine ja pole seda, ja kusjuures isegi see disainer, kelle loomingust see lähtus, ma arvan, et me oleme aastaid hiljem väga positiivselt ja heatahtlikult suhelnud, et ma ei usu küll, et meil mingisugune
kirvesse on õhku rippuma. Ma räägin, see on väga vana artikkel ka, aga seda oli huvitas, ma nii juhuslikult leidsin, mõtlesin, et miks sinust uutes uudistes räägitakse, ma nagu ei oodanud seda ja kiitus lausa. Ma ei ole ise selle kanali tarbija küll. Ma ka mitte, aga ma vahepeal käin, sest et seal on kas mingid tuttavad räägivad või jälle kisutakse seal draama üles, et siis tegelikult minu jaoks on oluline selles mõttes kanalina, et näha, mida täiesti teistsuguse vaadetega inimesed nagu, kui nad näevad, mida nad arvavad ja näha ka seal seda progressi, et nad tegelikult praegu juba kasutavad päris õigeid määratlusi ja et nad ei ütle enam transseksuaalid, ütlevad transinimesed või et ma näen, et ka seal on mingid arengud olnud, et vau, et nad ei ole nõus, aga nad kasutavad õiget sõnavara. Ma olen nagu okei, väga tore, et see on juba minu arust hea areng. Aga ma mõtlesin, selle koha pealt on nagu, kui keerata see nüüd kontekst, et kõik inimesed, kes ei ole nagu sirgelt naine või sirgelt mees, on minu jaoks nagu, ei ole okei. Täiesti ajuvaba, sest mul on laste ja parim sõber on juba teisest paadist vend ja mul on kogu elu olnud nii palju selliseid kontakte, et see, et ma aktsepteerin, see on nagu, ma ei tea, see isegi oli mingi teema, millest rääkida. See on nagu, ma ei kujuta ette. Inimlikult normaalne viis olla ainuke on aktsepteerida teisi sellistele. Nemad on. Ja nagu sa meediamaastikul kindlasti oled ka õppinud ja kogenud seda, et niikuinii sinu arvamus ei sobigi kõigile, niikuinii on alati keegi, kellele su podcast ei meeldi või miks sa sellesele või miks see külaline või milleks või mida iganes. See on alati, ma alati olen hämmingus. Sul on ka need kuulajad. Ta ei meeldi neile, aga nad ikka kogu aeg kuulavad. Ja siis ma mõtlen ka, et nad tere hommikust nelistan. Kõige suuremad fännid jutumärkes ongi, kes kommenteerivad, nad kõike vaatavad, iga story't, igat postitust, neil on midagi alati negatiivset öelda. Ma mingi, aga pane mulle blokk siis või kui see nii häirib kogu aeg, sul on pinus silmas, et sul on vaja eraldi teha minust postitusi treetsis, et sind häirib see, et mul on magistrikraad ja ma ei leia tööd. Kuidas, ma ei tea, kes sa oled, aga okei, et siis ma alati vastan ka, et aitäh, et sulle aitäh, siis läks korda, mida ma teen. Et sa mingil tasandil vist ikkagi nagu hoolid minust või kuidagi, ma ei tea, et see on nagu... Mul käis ükskord saates üks, ta ise ütleb enda kohta seksitöötaja, Sant, ääretult lahe naine. Ma tean teda. Jah, et tohutult koloriitne ja värvikas õudselt ja suuvärgiga. Ja ta on TikTokis väga palju. Ja ta põhimõtteliselt tegelikult ta ei ole prostituut, ta on tantsija, ehk siis, et see oleks selge. Ehk siis tema nagu on fantaasiatoit, mida tema pakub, mitte seksuaalteenused. Aga ta ütles nii armsalt, et inimesed on sinu küljes, kes on sinust kütkestatud, aga need, kellel pole lootust ka sind saada, need vihkavad sind. See kõlab väga temalikult, sest ma olen jälginud teda TikTokis ja ta on selline tõesti ka hästi vahetu otsekohene ja ta räägibki oma kogemus kõigest niimoodi, tal ei ole mitte mingit häbitunnet ja ta ütles, et aga ma teadsingi juba noorena minust saab stripper, sest see ongi see, ma olengi see inimene, ma tean, kes ma olen ja see, kui sinule ei sobi, ei meeldi, see ei muuda seda, kes ma olen. Aga ta on tohutult intelligentne, ma ei tea, mitut keelt ta räägib ja tal on miljon haridust ja põhimõtteliselt ta on lihtsalt, ta on nii tark, et ta võiks Riigikogus rahulikult seaduseid otsustada. Ja ma ütlen, ega seal ei saa, sa ei tea kunagi, mis seal pakises on ju. Aga jah, et mul on ka need sellised, ma ei oskagi isegi öelda, ma vaatangi neid niimoodi, et et sul ilmselt siis mingi klemm on seal, ei tööta või mingi asi seal läheb lühisesse minuga seoses, aga ma ütlengi, et alati aitäh, jah. Ja kui see ei ole isegi nagu poos, ma päriseltki tunnen nii, sest et ta pühendab mulle ju nii palju aega ja tähelepanu ja menetleb minu personaalküsimust ja see on ju kõik ju tema tööaeg. Just. Et tegelikult ma räägin, kui ma vaatasin sotsiaalmeedias, ma ikkagi leidsin väga palju positiivseid kommentaare, ega ma ei leidnud midagi sellist märkimisväärset üldse, mida ma oleks tulnud kaasa, et sellist huvitav asi, see oli huvitav leid, selle võtsin kaasa. Ma olen lihtsalt nii igav. Ei, mitte seda, et see on igav, aga pigem kui sa nagu lood selle positiivse õhkkonna ja inimesed teavad, et see on siiras, vaata, sul ei ole sul ei olegi seda persoonat või sa ei lähe, ma nüüd teen, naiste ütleb, ma olen nüüd nii inspireeriv, vaadake mind, kui inspireerib ja kui tore ma olen, et sa ei lähe, vaat seda me kannataks, et kui keegi tuleb... Aga mul lihtsalt ei ole, vaata võib-olla asi ka skill issue. Ehk siis... ma olen sellele mõelnud ka, et mul ei ole seda alter ego või seda naiste jutute Kristinkat, see on sama inimene. Sina nüüd tead otse laivis ka, et see ongi täpselt see sama inimene, tal on samasugune hääl, mul ei ole eetri häält, mul ei ole eetri huumorit, mul ei ole maneere või kui võib-olla mingid veidrad maneerid kindlasti on, aga mul on elus need samad, on ju. Ja
kõik ongi nagu lihtsalt nii nagu on. Ja ma saan kinnitada, sest ma ei tea, kas sa märkasid, aga ma kannan sinu kingitud Ja muidugi kaelahet, nägin. et mulle läks väga korda ja ma siiani vahepeal mõtlen selle ootamatu kingituse üllatuse peale, et sa tõesti oled, sa tulid mu show'le ja siis mul on su see raamat ja kõik tõesti, et ta on nagu, et see ei olegi performatiivne, see ei olegi mingi, sa tulid mu saatesse, nüüd ma olen hästi meeldiv sinuga, aga pärast mul on suva, et ei ole nagu seda, et ma ei mingi, ma julgesin usaldada ka enda need lood, just sest ma teadsin, et need on heades kätes, et seda ei kasutata kuidagi minu vastu või pärast ei tehta lihtsalt mingi A-kliki magret umbes, või et ma saaks mingit kaastunnet, ma tegelikult ei tahtnud kaastunnet, ma lihtsalt rääkisingi. Ja ma sain ise ka väga palju positiivset tagasisidet sellele osale ja isegi üks meesterahvas saatis mulle väga pika kirja, kus ta nagu tõesti, aga hea kirja, mitte nagu negatiivset, vaid et tõesti jagas seal oma mingeid mõtteid, kogemusi, rääkis oma naisest mulle ja kõik, et see oli nagu, vau, et keegi võttis meili, et see oli ikka siuke essee. Okei, aitäh, et ei oodanud sellist emotsiooni. Et mulle meeldivadki ehedad, autentsed, siirad inimesed, kes nagu julgevad olla nemad ise, ükskõik millised siis täpsemalt on või ükskõik mida siis avalikkus nagu arvab sellest. Et see on see point, et sellepärast sa oledki siin saates. No aitäh sulle, vaata, aga sina oled ise täpselt samasugune, sa oled päris. Ma olen päris, eks muidugi ma natukene, siin on mingisugused filtrid mul vahel, et kui sa laval, vaata, kui sa oled koomikuna laval, võib-olla siis peabki unki peale keerama, äkki see on okei, äkki ma ka peaks, aga ma ei tea, kas ma oskan. Ma arvan, nojah, et see on siuke, et see on jällegi, ma ütlen alati versioon minust, et kui sa oled mu sõber või ma teen muidugi nalja ja ma olen väga jutukas ja ma olen selline, aga ma kindlasti võib-olla kõiki arvamusi ei ütle avalikult ka päris, et seda ma vanasti tegin rohkem, nüüd ma pigem mingite asjadega ma näen, et kas on õige aeg, kas ma peaks seda praegu arvama, kas annab midagi juurde, on seda vaja või see on lihtsalt minu siuke sisemine lihtsalt mingi korraks mingi siuke pahameel, et äkki on okei, kui ma seda praegu ei jaga lihtsalt, et noh. Ma tead, mis minu kiiks on see, et ma tegelikult elus väga. Aga kui sa ütled, siis sa mõtled seda? Jaa. Et ma ütlen vähe lauseid, vähe sõnu ja siis inimesed mõtlevad, et umbes, et kui ma teen podcasti, siis ma olen mingi meeletu imeline rääkija, ei pruugi üldse olla. Ma olen hea kuulaja, hea küsija, aga ma üldse ei pruugi palju rääkida, näiteks kui suurem seltskond ja inimesed nagu tahavad kõik seda tähelepanu osakest, siis ma olen nagu, kuidas ma ütlen, seltskonna kuraator, ma vaatan, et kõik saaksid nagu olla kaasatud, tunneksid ennast nähtuna, aga mina ise ei pea olema nähtud üldse. Mul ei ole üldse seda vaja. Mul oleneb, kas mina olen selle õhtu nii-öelda fookuses või staar või mitte. Kui see on kellegi teise sünnipäev, siis ega ma tegelikult ei taha, sest see ei olegi minu päev, see ei ole mina oluline, et siis ma olen rohkem taustal nii-öelda, ega kuulan, jälgin, et kui see on loomulikult minu mingi organiseeritud asi, kus ma olengi rohkem fookuses, siis jah, loomulikult on mul see rambivalgus, et mul sõltub nagu selles mõttes. Jaa, aga lava iseenesest on tore koht. Ongi täiesti, absoluutselt. Stand-up nõud, Jaa, aga ma päriselt ka julgustan proovige ja mulle võib alati kirjutada, ma vahel ka saadan voice naistele, kellega pole elu sees kohtunud, aga neil on huvi, kuidas sa alustasid, kuidas see käib üldse või mis su mingid näpunäited on või soovitused. Ja ma hea meelega, ma ei viitsi võib-olla trükkida lihtsalt nii palju, aga ma hea meelega saadan mõned voice'id, mõned mõtted, tule proovi, lihtsalt vaata, kuidas tunne on. Kui on see tunne, tee, kui ei ole see tunne, tegelikult ei ole ju hullu, ei pea tegema, ei pea suruma vaata selles suhtes ka, kui sa tahad proovida ühe korra nagu. Või näiteks ma olen inimesed öelnud, et aga sa ei peagi minema ju võõrast ette, mine proovi teha stand-upi oma sünnipäeval kusagil, proovi oma inimestega kõigepealt, vaata, mis tunne on hoopis, et sest mina tegin ju oma sõpradele sünnipäevaks sellise üllatuse, et mul tähistasime sünnipäeva uues laines ja ma tegin DJ seti, ma ei ole kunagi olnud DJ, ei ole kunagi muusikat mänginud, pole muusikaga üldse nagu mingi kokkupuudet olnud, aga käisin, õppisin, koolitasin ennast ja tegin üllatuse, kõigil oli, vau, Sille mängib plaate, aga ma olin väga närvis, ma mingi üldse, ma ei tea üldse, kas see on õige nupp ja kas natuke läks vinka-munka, aga lõpuks ma täiega nautisin, mul oli väga lõbus seal ja inimesed olid, vau, et see tegelikult oli nii äge üllatus neile. Vaata, see on, kui iga asi on, see adrekas tuleb sellest, kui sa teed midagi, mis on natukene võõras roll, on ju. Et kui ma nagu räägin Mikkel ninal, siis see on mul mugav, on ju, see ei ole mul ei teki adrekat, aga ja kui ma räägin või ma mingit asja presenteerin või mul on mingisugune asjalik auditoor või lõbus auditoor, ükskõik milline, see on mul mugav, aga kui ma teen midagi võõrast, siis ma saan aru, mis tunne see on. Ja see DJ seti sarnane kogemus oli
meie ristilaps abiellus eelmisel aastal, see oli nii armas. Ma ei saa võib-olla nimesi rääkida, ma ei tea, kas ta tahab olla saates või ei taha, aga võrratu äge noor maailmaparandaja leidis mulle siis samasuguse hingesugulase. Ja siis me tegime talle üllatus nagu seti, et Kallim mängis seda kitarri ja mina laulsin. Oli lahe. Ja siis nad olid küll täiesti pahvid, et issand jumal, Kristinka. Ja see oli väga mõnus. Alguses mulle ikka hääl värises, nii et ma mõtlesin, et kus need noodid olid, aga ma ei tea, see võttis 2-3 sekundit nagu olla kohal. Ja siis mul juba endast suva, siis ma olin nagu see lugu. Ja tegelikult oli hästi armas, mõnus kogemus ja see jääb meelde inimestele. Ja just, aga muidugi lauljaks ma ei hakka, sest et minu hääl on väga nõrk materjal, ehk see tööriistana kuluks mul 1 kontsertiga ära ja siis ma mitu päeva ei saa rääkida. Et mul on selline, ma ilmselt ei oska neid treenida ega hoida, aga mul nagu hääl ei ole nagu tööriistana kasutamiseks piisavalt tugev lihtsalt. Muusikainimesed kirjutage, kuulsite enne 3-sekundilist klippi, kus Kristinka laulis, nii et kirjutage, kuidas sellega on ja kuidas oma häält hoida, kui Kristinka uus karjäär, laulev koomik. Miks mitte? Laulev koomik. Miks mitte? Ma võiks stripteasi ka, sest mulle sant väga meeldib. Palun, jaa, meil on vaja koomikut, kes teeb strippi, sest et tegelikult Šotimaal on üks, või oleme kindla, kas see oli Šotimaalt päris, aga käis Edinburgh Fringe'il naiskoomik ja stripper. Tegid bossitantsu ja tegi nalja. Tead, aga kui ma juba hakkasin siin kõiki oma need salasahtleid koristama, siis ma tegelikult olen ju olnud tantsija ja 10 aastat tantsuõpetaja. Eks mul tegelikult kehakool on mul täiesti olemas. No mõtle, nali tuleb välja, teed spagaati. Kõik on wow, eks ole, et Saku jalaga täitsa ilusti tehtav. Jah, paremaga venitasin ära, seal on vigastus, et see ei ole enam käes. No ma ise ei julge proovida, aga võt. Et igatahes mul oli väga-väga lahe sinuga jutustada, jätkame veel omavahel Patreonis, sest siis on juba võib-olla natuke tõsisemad teemad, ma ei tea, kui tõsiseks me täna lähme. Aga ausaks, väga ausaks, nagu tegelikult kogu see väga ausaks jah, sest et ma suudan seda hästi varjata, aga tegelikult ma ei ole väga palju maganud, sest ma eile terve öö nutsin lihtsalt, et mul oli tohutu kriis. Aga ma olen täna podcastis ja uus päev ja mul on tegelikult hea meel vahel, vaata, kui ma jään oma mõtetesse kinni, siis tegelikult on hea kodust välja tulla ja vaadata, elu on ilus, päike paistab ja inimesed on toredad ja kõik läheb hästi. Et aga jah, Patreonis siis ma räägin sulle, mis siis mul eile juhtus. Et siis ei ole midagi hullu, keegi surnud ära, ütlen kohe kõik, selles mõttes kõik ei ole. See tuleb üks osa, mida siis peab kuulama, sest et mina ei maganud ka eile mitte ühtegi silpi ja kell 5 ma vaatasin kella ja kuulasin linnulaulu lahtise akna all ja mõtlesin, et kui ma veel nutan, siis mu kunstripsmed kukuvad ära. Asi on selles, et ma ei oska ise kunstripsmed kleepida eriti. Ja minu jumestaja eile pani ja siis ma mõtlesin, et okei, nii tore, ma hoian need alles. Ja siis need pisarad voolasid seal. Ehk siis huvitav kokkusattumus. No võtta, aga mul on ka see, et ma ei jäta tavaliselt nagu salvestamist ära, et mis on, see oli eelmine päev. Eelmine päev, täna on uus päev, me salvestame, me teeme ja uus energia ja küll ma saan üle sellest olukorrast ka, et tegelikult juba on täna on palju parem, et võib-olla mul oli eile lihtsalt vaja lasta lihtsalt seda välja endas, et ma tundsin, et ma lihtsalt plahvatan kohe, kui ma lihtsalt hoian tagasi ennast, et seega oli vajalik, aga aitäh kõigile, kes kuulasid, vaatasid, kes jälgivad Instagramis. Kristinkat leiab, kuulake naiste jutte, tegelikult ka nii huvitav külalised on ja mulle meeldib õhtut just sinu hääle pärast muidugi kuulata. Teistel sinu saatekülalistel ei ole nii mahe hääl, aga ikkagi ma kuulasin seda osa, kus sa üksinda tegid, vaata, enne jõule. Mul oli täielik sen moment oli minu jaoks, ma olin Soomes ja see rahustas mind nagu maha. Nagu päriselt, mul oli ärevus ja ma kuulasin seda osa ja see nagu rahustas. Sellel episoodil ka oli, kas meil aeg saab otsa või meil on aeg otsas, aga siis saate natuke pikema osa. Ai, selles mõttes, et kes ei jaksa kuulata, see on juba lahkunud praeguseks. Sellega oli niimoodi, et ma hästi kaua kahtlesin, et kas ma nii isiklikku kui üldse rääkida julgen. Ja kui ma ikkagi midagi jutustan, siis mul tekib nagu mõnda kohta on raske rääkida. Sellepärast, et see on nagu teede valik, kas sa räägid üldistatult, aga sellel ei ole mõtet, vabandust.
ja kui sa räägid siiralt, siis see on nii haavatav ja nii isiklik koht, et teinekord sõnad ei tule välja. sul lihtsalt see on valus koht. ma väga kartsin tegelikult seda ja ma isegi nagu siin pidasin oma selle intuitsiooniga väiksed läbirääkimised, et äkki ma ikka ei peaks seda osa tegema, aga ta ütles, et ikka pead küll. Väga hea oli see. Ja siis vot see on see episood, millel on tõesti tulnud selline tagasiside, et inimesed on kasutanud seda ravimina. Ütlesid, et see ongi ärevuse ja et see on niivõrd tugeva, rahustava ja tervendava toimega ja neid on nii palju, neid inimesi. Ma olen sellest veidi rabatud, sest ma ei pea ennast mingiks tervendajaks, ma lihtsalt räägin, aga kui see nii mõjub, siis ma olen meeletult tänulik, lihtsalt. Ja see mõjus, sest et jõulud on mulle tohutult raske aeg, jällegi palju ärevust, und ei tule, igasugused emotsioonid, meeleolu kõikumised, mälestused tulevad, isegi kui ma ei taha ja see on nagu kontrollimatu. Ja ma lihtsalt olin Soomes ja mõtlesin, et jälle ma ei maga ja mul on nagu kõik on tore ja mul on ju siin ja ma ei ole isegi Eestis, aga siis ma panin selle, oligi minust vahetult enne jõule nagu ilmus see vist, et jah, et siis mõtlesin, et ta ma peitsin ära, ta ei olnud veel tavaajal, ta oli seal nädala sees, X ajal, null kommunikatsiooni. Ma mõtlesin, et kuna ta on nagu, ta alati on naistanud ja laupäeval kell 11 on ju, aga see oli kuskil meie teisipäeval kell 3. Et ma mõtlesin ja ta oli jõulu, jah, täpselt vahetult enne jõule ja siis ja ma kuulasin seda ja mõtlesin nagu. Ma mõtlesin, kes leiavad need, kellel jaoks on see õige. Ja mul oli vaja seda. Mul oli vaja seda ja mingi kergendus mul tuli küll või kuidagi, et samal ajal istusingi tooli peal lihtsalt, nagu telefon oli siin ees, lihtsalt niimoodi kuulasingi seda osa mõttega ja kõigega, et aitäh sulle selle eest. Kus sind leida võib sotsiaalmeedias, kes tahaks kursis olla sinuga? No ma Instas ikka üritan, tead ma ausalt tunnistan, see on nii suur töö, ma nii austan inimesi, kes Instagramis saavad hakkama. Ärge alahinnake seda, see on... Ärge öelge, et influkad, lehtsabad, no see on tõsine töö, mis nad teevad. Ma ikka üritan seal jagada oma saated ja elu ka nii palju, kui telefoni juhtun tabama. Mul on enamus elu läheb niimoodi mööda, ma ei pildista mitte midagi. Sama. Ja enamus parimaid pidusi ja sündmusi ja siis mõnikord mul ei olegi midagi muud jagada, kui mingi vana reisipilti, kus on minu paljast tagumik bikiinides. Aga mul on lihtsalt häda käes. Aga jah, Instagramis täitsa tavaline Kristina Herodes. Ja seal ma siis olen. Ja oota, kus siis veel? Ikka naiste jutud otsige ka üles Instas. Otsige, tõesti, et seal ikka, seal on nii palju külalisi juba ka käinud, et igale maitsele midagi ma ütleks, et on tõesti eksperte, on lihtsalt huvitavaid karaktereid ja et nii palju inimesi on käinud ja nagu väga-väga põnev. Ja see on nii armas, kuidas meie kuulajaskond, see on nagu perekond, meil on koostöö, me kogu aeg vahetame mõtteid, arutame, nagu üks asi teiseni, hästi palju ideid tuleb ja inimeste käest otsa, ütlevad, et umbes, et kuule, see inimene, ma nägin seda inimest, see on täpselt sinu inimene. Sa pead saatesse kutsuma ja ma ütlen küll, kõik need ettepanekud ei teostu, sest alati mu sisetunne ei ütle ja aga kui on nagu selline kuulajate poolne, siis pigem on see nagu õige. Rohkem ma ütlen ära mingid sellised ärilised aspektid, et kellelgi on midagi. No mingi, kui seal on, ma ütlen ka promo iseenesest, kui on nagu südamega tehtud asi või mingi armas asi. Mul ei ole üldse kade meel, kui keegi kirjutas hea raamatu või kellelgi on mingisugune äge mingi algatus. Mul ei ole midagi selle vastu, mis on see väga nunnu. Aga lugu peab olema ja see peab olema nagu andma kuulajate midagi. Aga kui see ei anna ainult see promo, no siis sorry, siis ma ei tee. Ma olen igati nõus ja mul on sama põhimõttega, et see on minust täiesti loogiline ja miks ma peaks kuulama turunduslikku sisu tund aega? Ei, muidugi. Ei jaksa, see nagu ei ole see koht, ma arvan, et on olemas neid kohti, kus sa saatagi ennast reklaamida ennast persooni brändi, kõik see väga tore, aga okei, räägime nüüd sinust kui inimesest või räägime nüüd nagu päris asjadest ka, et jah, nii et kuulmise nägemisena kõigiga, kellega me Patreonis kohtume, aitäh, et toetate Patreonis, sest muidu ma ei saaks podcasti teha, kui mul ei oleks Patreoni inimesi. Mul tegelikult on juba omajagu, nii et ma olen väga tänulik selle eest. Ja mina väga ütlen, et see on vastutuse võtmine, see on otsustuse võtmine, et mulle meeldib teatud laadi sisu. Mina panen ka õla alla, kuradi hea tunne. On tegelikult selline tunne inimese, selline otsust teha, teed selle ära ja sa tunned kohe, kuidas. On ka üks maailma parandajatest, see on minu meelest, ma väga julgustan, et inimesed järjest rohkem ise ka tahavad juhtida oma seda meedia infovoogu ja need alternatiivsed asjad, need, mis toimivad ainult nagu entusiasmi armastuse peale, need on kõige paremad üldse kõige paremad. Just.
seega kõik mu Patreoni kuuled saavad niikuinii osa juba varakult kätte, pluss lisaosa, pluss siis ka, kui sa oled mul superlaama, siis sa saad lugeda mu kroonikaid, mida ma siis olen seal põhjalikult kirjutanud enda draamadest ja kõigest muust, mis mu elus on toimunud. Et see nagu jällegi mulle meeldib vaata kirjutada ja kommunikatsioonispetsialistina töötuna ma siis elasingi ennast välja, ma kirjutasin lihtsalt artikleid oma Patreoni inimestele ja jagasingi pilte, screenshot'e asju, et kronoloogiliselt kõik asju ja et just nagu vau, et päris huvitav oli lugeda pühapäeval mingi kohvi kõrvale, et see on nagu jah, omamoodi siis Silleka kroonika, et ütlesin, et jaa, aga nii juhtus ja et nagu et mul oli vaja kuidagi ennast väljendada ja kusagil välja elada, aga võib-olla ma tundsin, et ma ei taha nagu päris avalikult sellest rääkida kusagil jah, siis nagu väiksemas kogukonnas, aga need inimesed on väga hästi vastu võtnud sellest, et neid nagu huvitas ka, et kas see lahenes või mis sellest sai täpsemalt ja miks see, kuidas see kõik alguse sai või kuidas see jõudis sinna kulmineerus. Et siis olengi teinud täiesti niimoodi, et jaa, võt oktoobrist alates siin nagu see kronoloogia ja et just on nagu, et vau, et ma näen vaeva ka sellega, et ja mulle meeldib ja see nagu hoiab mul seda loovtööd ka nagu elus, et ma ei unusta vahepeal ära, kuidas olla kommunikatsioonispetsialist, et kirjutada. Võt. Inimestel mina väga lihtne, see on see, mulle meeldib lihtsalt, et mis südamest tuleb, see südamesse läheb. Täpselt nii, võt. Aga see oli Draamalaama 9. osa. Kohtumiseni järgmise nädala, kus on jälle mul põnev külaline ja aitäh kuulamast, vaatamast ja nii edasi ja minge nautige ilusat ilma ka, teate, kevad on käes ja loodame talv ei tule nagu tagasi, et nautige. Ei ta tule midagi tagasi, hilja juba. On ju, eks ole, et näeme siis, kui näeme. Tšau. Paneme laamaga tantsima. No paneme laama tantsima. Let's go, girl!